Aeg on pea liiva alt välja võtta, sest kui päike, rand ja võrkpall poevad südamesse, siis on kõik hästi. Alustab podcast Kõrvuni liivas, kus rannavolle maailma võlud toovad koju kätte sportlased ise. Mäletan, kui Siim tuli meile trenni, siis oli suht raske Siimule kaotada. Tegelikult neil on uus hollandlasest treener ja nad on väga palju muutnud oma treenimist. Kui ühe korra kaotad, võib-olla on nagu selline, juhtus, et... Ikkagi teadne olukord on, siis ma vajutan, eks. Lihtsalt tegutsemine, lihtsalt mängimine jäi. Tere armsad rannavõrkpallisõbrad! Eesti rannavolle suvi on küll läbi saanud, aga rannavolle maailmas aasta kõige tähtsam võistlus, maailmameistrivõistlused alles novembrikuus Adelaide'is Austraalias ees on ootamas. Ja võib öelda, et Eestiski rannavolle suvi ju tegelikult päris läbi veel ei ole. Võib lausa öelda, et võiks juunikuu vahetada Eesti suvekuudest ära septembriga. September on olnud ilus ja loodetavasti nii jääb ka tulevikus. Tänane saade Kõrvuni liivas rannavolle podcastis on järjekorras 21. Ja nii nagu ikka, alati on põhjus nimetada saadet ajalooliseks. Täna ei ole mingisugune erand, sest esmakordselt on laua taga 5 inimest, kes on kõik jõudnud käimasoleval aastal Eesti meistrivõistlustel esikümnesse. Aplaus! Seega, Eesti meistrivõistluste 9. koht koos Rein Tiisaarega, Beach 44 turniiriboss ja pesamuna. Kuigi munast on ta välja tulnud juba 27 aastat tagasi. Nils Rõhka, tere Nils! Tere! Nils magas öösel halvasti, nii et sealt võib olla selline rahulik olek, aga Nils on muidu ka rahulik mees. Teiseks, samuti Eesti meistrivõistlustel 9. paariliseks Steven Kabanen, 544 meediamees, kelle naljade peale millegi pärast tihti keegi ei naera. Karl Rinaldo, tere Karl, tere! Ootan aplausi ka siin. Kolmandaks, Eesti meistrivõistluste 5. koht koos Sander Steinbergiga. Siiski tuleb mainida, et ka tänavune Põltsamaa GP-etappi võitja ja 4-kordne GP finalist, Beach 44 rannahalli valmimise põhiboss, stabiilsuse etalonni palliväljakul kui elus, Urmas Piik, tere Urmas! Tere! Ja tänased külalised, vaatan endast nüüd vasakule poolele, daamid ja härrad. Esiteks Eesti valitsev meister ja värske Eliit 16 MK-etappi 13. koha omanik, kaitsemängija ja tänavu ka harrastusjooksjaks saanud Liisa Remmelg. Tere. Ja teise külalisena täna saates Eesti valitsev meister ja värske Eliit U16, vaid Eliit 16 MK-etappi 13. koha omanik, plokimängija ja alati julgelt Liisa kõrval, palliväljakul ülaltsööduga toeks ja eraelus sõnadega toeks Helene Hollas. Tere! Tere! Liisa, kohe alustuseks küsin, kuidas see jooksuharjumus sul tekkis ja kuidas läheb, sest olen ka ise parasjagu maratoniks valmistumas. Jooksuharjumus tekkis nii, et võrkpallist oli kopp ees, ei tahtnud ei võrkpalli mängida ega jõusaali teha ja siis ma hakkasin jooksma. Et selline periood on ka sel suvel olnud, nii et jõuame ilmselt sellest lähemalt rääkida. Ilmselt tõesti jõuame, aga jooksmine sulle meeldib, aga sa tunned, et see on ka trennides nagu rannavolle osas midagi juurde andnud? Jaa, kindlasti. Meie iga see sügise näite valmistus ikkagi nüüd juba paar aastat on... algab niimoodi, et 5 korda nädalas on jõudu ja 3 korda nädalas on jooksutrennid, et ja ma arvan, et sealt pealt on ka sel aastal väga palju lihtsam väljakul olla olnud. Selge. Ja kuna te olete viimati koos saates Liisa ja Helene meil siin pea 2 aastat tagasi, 2023 novembris, siis ma igaks juhuks klaanin ära, et siis te ütlesite, et te ikkagi parimad sõbrad nii palju väljakul kui selle kõrval, kas see on jäänud alles? Kunagi tea, rannavolles need asjad muutuvad tihti. On jäänud alles. Jumal tänatud. Siis on hästi. Siis oli hea, et me teid ka kõrvuti istuma panime. Aga alustavad küsimused täna Urmas. Suvi läbi 544 rannahall valmimas. Nimeta 3 asja, mis rannahalli tegemistega esmajärgus meelde tulevad viimastelt kuudelt. Kui palju aega on selles blokis? Palju vaja on Urmasele, nii palju kui tarvis. No, rannahalliga seoses esimese asjana kohe tuleb pähe mees nimega Karmo Tõra. Et ma arvan, et mul on temaga olnud au see aasta rohkem asju ajada kui teiega. Et tõesti on kõvasti üheskoos erinevaid kohtumisi peetud, nõu peetud ja Karmo on eriline mees, et suur rõõm, et ta meil niimoodi pundis on. Nii et jah, rannahalli arhitekt nii seest kui väljast. Just. Nii, number 2. Number 2 võib-olla meenub kohe niisugune tore hoo andmise projekt, mis me tegime ja kuidas kogukond meile nii-öelda kaasa selle rannahalliga tuli, et üle 300 inimese ja see läks küll südamesse ja andis nii-öelda indu juurde see asi korralikult ära teha ja veel korralikumalt nii-öelda käima panna ka. Ja
kolmandaks ütleks võib-olla, et väga palju huvitavaid väljakutseid. Et see, kui vaadata võib-olla meie Asanasse ka, kus meil see rannahalli projekt on, et see nii-öelda list, kui palju asju, millega me tegelema peame, et ma ei tea, võib-olla läheb seal 1000 juurde lõpuks, eks, et see on tõesti nagu massiivne ja samas neid väikseid muutusi, millega tuleb igapäevaselt tegeleda, et neid on ka nagu omajagu ja tuleb öelda, et tegelikult mulle on väga meeldinud see, et see on ikka äge väljakutse olnud ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes saame ägeda asjaga hakkama. Kõik küsivad, millal hall valmis saab? Oktoobris kindlasti teeme avamise, nii-öelda avaliku avamise, võib-olla äkki natukene enne saab juba mängima, aga punnitame praegu, kindel ei ole. Nils, sinu suvi korraldasid põhimõtteliselt iga päev 7 erinevat turniiri Jõekäru rannakeskuses, ühe tegime Kloogarannas ka kõik koos. Mis sinu 3 sellist asja, mis suvest ja turniiridest ja muust on meelde jäänud? Ikkagi need inimesed ja tore on näha, et see keskus, mis me rajasime sinna, et seal ikkagi iganädalaselt käivad inimesed mängimas, kes üksteist juba tunnevad, näevad seal päris tihti ja see on niisugune tore emotsioon, kui mõni seal võidab esimest korda, ütleb, et see on umbes tal terve suve eesmärk on nüüd nagu täide läinud või kui mõni lihtsalt tuleb esimest korda mängima ja siis on juba järgmine nädal kirjas ja sealt haakub mingi 4 nädalat käib järjest, et see on päris tore, et järelikult ikkagi meeldib ja see on nagu siuke üldine, et ma ei oska öelda, ma olen siuke inimene, et minu jaoks see annab kõige rohkem, kuigi ausad alles siis see osavõtt on sellel aastal, ma arvan, kõige väiksemad, mis me nii-öelda Beach 44 või Kloogaranna Volle festivaliga oleme teinud, aga noh, ma olen vaadanud siin just Court to Gold, seda Netflixi seriaali siis nagu, et I've been in this game for 7 years already ja tegelikult on ikkagi tore. Ja seal on ka vist adekvaatsed põhjused, miks on natuke vähem osaleid olnud turniiridel. Ja, et eks me proovime luua muutusi, et oleks jälle põnevam ka vanadel kaladel tulla mingite erinevate formaatidega ja kõike seda, et vaatame praegu, proovime rannahalli püsti saada ja siis sealt edasi. Aga ma 3 erinevat asja ei tookski, ma ütlen, minu arust see on kõik üks see, siis nagu selle suvise karikasarja kohta, et see üldine vibe on lihtsalt minu arust kõik 3 asja koos. Aga Kloogaranna etapp oli äge, et sa olid seal peakorraldaja meil esimest korda? Jah, oli kõige suurem vastutus, mis on ajaloos olnud meil selle korraldamisel minul, et see oli kihvt ja Oota, ma ütlen vahel ära, et kui Urmas meie oma turniiridel ikkagi ei ole suutnud esikohta veel võtta, siis sina oled natukene vastupidine näide, et sa ise korraldad ja siis seal tegid oma hooaja parima tulemuse, said 5. koha, kaotasid veerandfinaalis koos Rein Tiisarega, siis Mart Tiisarele ja Dmitri Korotkovile. Jah, nii oli küll jah, et kuidagi, ma ei tea, sobis. Kõik töötas ka hästi, et eks me oleme õppinud vigadest ja saanud päris hästi süsteemi tööle, et igal juhul Kloogaranna oli äge ja lahe, et kõik, kes tulid mängima, kes tulid vaatama, aga üks asi podcastiga seoses, mis sel suvel juhtus, ma ütlen ausalt, see oli ainuke kord, kus mulle vähemalt öeldi, et äge podcast ja see oli Mirjam Kalman, kes käis meil 2 korda turniiril, 1 korra käis vist naiste C-tasemel, võitis ära, tuli järgmine päev segapaari, võitis seal ära B-taseme segapaari ja ta on Taanis elav Eesti tüdruk, kes mängib seal Taani mingit liigat ja vaatab meie kõiki podcasti, ütleb, et ta on nii põnev, et ta isegi ei mängi rannavõrkpalli seal kogu aeg, vaid nagu saalivõrkpalli, aga lihtsalt meeldib meie podcast, nii et see oli siuke tore kuulda kohe nagu muied oli näole ja õhtu oli korras, et lahe, et keegi ütleb häid sõnu. Tervitame Mirjamit ja alati head sõnad minu arust kuluvad elus marjaks ära. Ma ei ole veel kuulnud kedagi, kellel oleks hea sõna ja ta vastab, et kurat ära seda, miks sa praegu nii tulid mulle ütlema, nii et inimesed, olge üksteisega helded. Aga teist Liisa ja Helene me jõuame rääkida pikemalt, nii et ma siin sissejuhatuses küsin mõlemalt ühe hetke, suvaline hetk suvest, mis esimesena meelde tuleb. Liisa, Helene, ükskõik, see võib olla eraelust, see võib olla rannavõrkpalliväljakult, söögilaua tagant. Suvi sai just läbi. Mul vist tuleb Hiiumaa puhkus isegi juulikuus vist esimesena praegu meelde. Mis tegid Hiiumaal? Puhkasin sõna otseses mõttes, et palju mere ääres
jooksin palju ja olin Martini perega koos, et tahaks jõuda väga-väga palju rohkem Hiiumaale suvel, aga ei ole üldse väga võimalik see graafiku pärast, et jah, need hetked on väga mõnusad alati ja jäävad meelde. Hiiumaa on hästi ilus koht, kahju ainult, et Saaremaa nii lähedal neile on. Aga Helene, sinu üks hetk? Võib-olla ikkagi see Elite 16, see tunne, mis seal mängides oli, et see praegu kõige hiljuti toimunud ka, et on hästi meeles. No isegi vaadata oli päris eriline tunne, nii et ma kujutan ette väljakul võis olla samuti eriline tunne, aga me oleme valmis tänases saates minema juba esimese teemaploki juurde, nii et head sõbrad, asume teele. Ja Eesti meistrivõistlused siis jälle võib öelda ajalooliselt toimusid Tallinna kõige tähtsamal väljakul, Vabaduse väljakul ja võib öelda, et ikkagi see oli Eesti rannavõrkpallile, Eesti võrkpallile küll selline täistabamus. See, mis melu oli finaalide ajal Vabaduse väljakul, see oli ikkagi fantastiline ja me nägime, mis potentsiaal on mitte ainult maailmas, vaid ka Eestis rannavõrkpallil ja kuidas see publikut kohale toob, kui õiges kohas õige võistlus tehakse. Nii et naistest Eesti meistrid, 28 aastad Liisa Remmel, Helene Ollas, aastase vaheaja järel, palju õnne teile. Aitäh. Ja meestest üllatusvõitjad Jaan Rebel, Kaur-Erik Kais, Jaan siis 28 aastane ja Kaur-Erik 23 aastane ja nemad siis võtsid kuldmedali meeste konkurentsis. Enne kui me tuleme tulemuste juurde, siis ma küsiks teilt kõigilt sedasi, et olge head, võtke oma see emotsioon ja tunne kokku, mängida Vabaduse väljakul Eesti meistrivõistlusi. Alustame Urmasest. Mis on sinul sellised mälestused, meenutused olla väljakul, Vabaduse risti ees? Selles suhtes ma olen nõus, et see ikkagi väga eriline paik, ma arvan, nii lähedas kohas Eesti meistrivõistlusi pole peetud isegi, aga ma isiklikult väga ei suutnud seda atmosfääri nautida seal, et olin oma asjadega seal piisavalt hädas, et ei olnud niisugust mõnusat voolavust üldse see turniir ja selles mõttes on natukene kahju, et ei saanud nagu täit emotsiooni sealt kätte, aga seda, mitte seda ägedam, aga väga äge oli ikkagi neid finaale, poolfinaale vaadata, et siis see oli küll elamus mulle endale ka. No teie siis Sander Steinberg, kui me lühidalt teie turniiri kokku võtame, alagrupis kaotasite siis hilisematele kuldmedali võitjatele ja veerandfinaalis Karl Maidlele ja Siim Ennemuistile. Ole hea, natuke räägi sellest oma turniirist. Tegime niisugused ebastabiilsed mängud mõlemad, et 2-1 olid mõlemad mängud, eks, et mõlemad game'id, mis me võitsime seal 21-12 äkki, kaotasime napimalt ja pigem oligi nagu see enda ebastabiilsus nagu märksõna, et Kaur ja Jaan kindlasti meie vastu see esimene mäng ei mänginud neid mänge, mis nad seal 2 viimast tegid. Et ma ise arvan, et loomulikult alati arvan, et oleks võinud ikkagi võita, aga nii ta läks ja Maidla Ennemuisti vastu peab tõdema, et ega ma vist viimase 10 aasta jooksul niisugused Eestikad otsustavaid mänge nii halvasti pole mänginud, kui ma nagu seal mängisin, et seal on ka omad põhjused, millest ma arvan, et ma saan aru, miks see nii oli, et mul ikkagi päris palju oli niisugust mitte enda asjaga tegelemist, vaid niisugune fookuse seadmine oli üliraske see hooaeg tegelikult tervenist ja mingite teemonitega võitlesin, et see nagu tegi võib-olla selle esitluse ka niisuguseks nädiks, aga no jälle mõlemad vastased tegelikult mängisid okeilt ka. Nils, sinu emotsioonid ja see tunne mängida sellises kohas? Põnev, no meil oli siis alagrupis Urmas Sander ja Kaur Jaan ja mingi asetuste kombiniga saime esimeseks vastaseks siis Leisman Kuller ja oli teada, et no olgem ausad, see on see mäng, kas lähed koju või mängid edasi. Ja väga ärev oli see olek, pole ammu olnud, mul oli enne Kloogaranda ka natuke sarnane see, et nagu no nii homme mäng ja nagu põnev teiste turniiridega niisugust kuidagi seisundit ei olnud aga tundus, et see ärevus mulle ikkagi tuleb vist kasuks. Ja ma arvan, me kindlalt mängisime kõige parema mängu täiesti ilma vigadeta, 100% kindel võit lõpuks Leisman Kullerile ja sealt edasi läks aina halvemaks, ütleks. Kauri Jaani vastu oli okei mäng,
aga ikkagi ei olnud varianti ja siis oli Tamme-Põldmaa meil seal Round of 12 ja seal ei tulnud enam endal midagi välja ja kuidagi väsinud oli olla ja ma ei tea üldse nagu ei oleks nagu halb trennipäev oli umbes siuke tunne, et ei olnud nagu siukest võitlustahet räigelt ka või niimoodi, et kõik mingi 6 koksu tegin täpselt piiri kõrvale nagu kas pikaks või paremale vasakule, et siuke ei olnudki niimoodi isagi võita midagi ja no nemad mängisid, no nad ise ütlesid ja kõrvalt ka teised on öelnud ikkagi mängisid väga hästi, et aga noh, mis me ikka ei ole vabandusi otsida vastustelt paremad ja. Aga see mängukoht ja see atmosfäär? Ma ei tea jah, äge, selles suhtes äge, aga ma ei oska kuidagi võib-olla, mu jaoks on igal pool nagu äge mängida, minu jaoks võib-olla näiteks isegi mingi rohkem hipi koht kuskil kangrumetsade vahel võib-olla oleks veel ägedam või ma ei tea, noh, vaatad seal jah, ühesõnaga lahe ikka, muidugi lahedam kui Paides või ma ei tea, Rakveres, seal on ka tore, aga jah, selles suhtes linna keskel ja inimesi oli kõrval ja nagu ikka cool, jah. No Liisa ja Helene, teie olete harjunud mängima ka MK-etappe siukestel väljakutel kuskil suurlinnades. Milline see kogemus teie jaoks oli? Kas siuke tavaline nädalavahetus rannavõrkpalliväljakul? Ei, ma tavaline vist ei ütleks ikkagi selle kohta, et eriti just Eestis nagu niimoodi mängida, et ikkagi väga ilus ja suur nägi see nagu välja ja see teeb nagu head meelt ja ma arvan, et kõige suurem rõõm on selle finaali üle, et see oli ikkagi hea tasemega naiste finaal ja kuidagi oli nagu põnev, et noh, me tihti oleme rääkinud, et meeste turniirid on nagu selles suhtes ägedad, et noh, neil on nagu kogu turniir on nagu põnev, et kuidagi siis noh, meil ikkagi on need 2-3 paari seal võib-olla nagu teistest üle ja siis on noh, suhteliselt selgelt on ikkagi teada, kuidas need mängud nagu lähevad ja kes kuhu jõuab. Et siis tegelikult nagu oli äge, et need poolfinaalid ja ka finaalid olid ikkagi nagu selline täisandmine ja läks ka rahvale peale ja seal oli lahe mängida ja tõesti ma nautisin, et kui võib-olla varem mul on raske olnud neid mänge üleüldiselt nautida, et minu jaoks on suhteliselt stressirohke seal väljakul olla tavaliselt, et siis nüüd kuidagi selle suve lõpuga või kuidagi keskel, et ma tõesti olen nagu hea meelega seal väljakul ja mulle meeldib. Ja ma arvan, et see nagu kannab hästi palju. Helene? Ja mulle ka isiklikult meeldis juba sellepärast, et kodule nii lähedal väga mugav oli see nädalaga enne trenni teha ja... No ta Võrumaalt ikkagi nii lähedal, mitte 100 kilomeetrit, aga okei, jah. Ja muidugi see publik just viimasel päeval, et sattus sinna vaatama selliseid sugulasi tuttavaid, kes muidu ei käi tavaliselt Eestis vaatamas, et lihtsalt võib-olla läksid mööda ja olid vanalinnas ja nägid, et rannavõrkpalli ja siis avastasid, et tuttav mängib. Et täiesti teadmata, et see oli hästi tore. Minu kogemus oli ka väga tore, ma tundsin ka kõva pinget nagu Nils, aga mul see väga hästi ei mõjunud erinevalt Nilsist, et see kvalifikatsioon ikkagi, kui ma teadsin, et mul pidid põhiturniirile mitmed sõbrad, sugulased tulema vaatama, siis see kvalifikatsiooni mäng, mis meil ei olnud kõige ilusam ja paarise Steven Kabaneniga, et see oli ikka siuke väga raske ja ma tunnen siin Liisat nagu täiesti, et see väljakul olemine juba, see ärevus oli nii suur, et sellest tekkis see meeletu väsimus, ma ei olnud füüsiliselt väsinud, vaid ma olin sellist ärevusest nii väsinud, ma lootsin, et see 3. game saab läbi ja ta õnneks sai läbi üsna kiiresti ja me õnneks seda ikkagi suutsime võita, aga ma vahel ei tea isegi, millest need mängud, võidud ja kaotused tulevad, et ma ei saa öelda, et ma seal oleks kuidagi ennast väga hästi 3. game'is tundnud, aga minul on alati nii, et kui juba midagi õnnestub, siis ülejäänud mängud on lihtsamad ja juba põhiturniiril mängida Eesti meistrivõistlustel oli väga äge, seal mingisugust pinget enam ei olnud ja mina olen see, kes just sihukest kohta nagu naudib täiega, et võrreldes Paide ja Rakverega, no see on nagu täiesti 2 erinevat maailma, et olla seal Eesti kõige tähtsamal väljakul, ühel 2 väljakul ja palju publikut ümber, nii need, kes teavad rannavallet kui ka täiesti juhusikud inimesed, et see oli täiesti müstiline kogemus ja vahel mõtledki, et sul on mingid eesmärgid tulemuste osas, et ma olen olnud Eesti meistrivõistlustel 4. kunagi, aga samas see 9. koht siin siukses kohas oli minu jaoks nagu mingis mõttes isegi nagu väärtuslikum, kuigi neid on muidugi raske omavahel võrrelda. No, ma lihtsalt tahtsin vahel öelda, et mul tundub, et see
nagu Vabaduse väljakul see rannavolle oli natuke sama efektiga, nagu Pariisis oli olümpial see Eiffeli torni juures, et niisugust tavainimeste kõnetas päris palju ikkagi, et need, kes võib-olla muidu väga selles teemas sees ei ole, siis ikka kuulsid sealt ühelt või teisest kohast, et et päris äge, et niisugune asi nagu tehtud ja panin tähele ja käisin vaatamas ja see oli nagu selles suhtes lahe ja rannavõrkpalliturunduse mõttes oli nagu ülikõva. No hea näide, minu õepoeg, kes on minu ealine, tuli vaatama, vaatas, onu mängib Vabaduse väljakul, ta oli täiesti sillast, ta jäi lõpuks kõiki mänge tuli vaatama ja pärast turniiri ütles, et see, kuidas see pallile järele läksid, kallis onu, pani minu huvituma rannavolles nii palju, et ta tahab sügisel meile tulla trennidesse, nii et ta on ka kuskile gruppi meil registreerinud, et see on tõesti täiesti nagu reaalne, et kui sa suudad siukseid suuri turniire teha ägedates kohtades, siis see toob inimesi ala juurde. No räägime meeste turniirist. Ikkagi see, et Rebel Guys alustasid turniiri kvalifikatsioonist, nagu ka näiteks Argo Arak ja Karl Jaani. Kui me üldse midagi negatiivset siit turniirist saame võtta, siis võib-olla natukene see sama asi, et sellised mehed, kas Eesti meistrivõistlustel ikkagi peaks vist mängima põhiturniiril, olgu neil neid Eesti GP-punkte kui palju tahes. Et mina näiteks kvalifikatsioonimängijana olin põhimõtteliselt seda kaudselt võib öelda kirikus enne seda kvalifikatsioonitabeli välja tulemist ja lootsin, et need 2 paari mulle vastu ei tule, sest vastasel oleks minu turniir esimese mänguga läbi saanud. Urmas, sinu tunded mõtted? Ja nõus, sellel turniiril eriti oleks esimeses mängus võib-olla vältinud sellist paari, et eriti kui oled võib-olla terve karikasarja hästi ka mänginud ja oled karikasarja üldliider, et siis võib-olla tahaks hooaja lõpuks natukene paremat nii-öelda loosi. No jah, sina said ju esimese mängu põhiturniiril kohe Rebel Guysiga. Just. Ja ega tegelikkuses mul tundub, et me oleme ju selle sama reha otsa astunud ka varasemalt, et siin 2 aastat tagasi, kui Saku Suurhalli ja see oli siis Mart Tiiser ja Rein Tiiser alustasid samamoodi kvalifikatsioonist ja purjetasid lõpufinaali välja, et minu arust siukseid asju me võiks küll suuta vältida, et see liiga keeruline tehe tegelikult ei ole, mida teha. Jah, ja Jaani ja Arak said lõpuks 5. koha, nii et purjetasid ka kaugele veel välja. No meeste finaal siis, nagu öeldud, Jaan Rebel, Kaur-Erik Kais võitsid 2-1 Dmitri Korotkovi ja Mart Tiisart, ehk siis Eesti rannavolle esipaari, ainsad paari, kes sedasi profina meil ju rannavollega meestest tegelevad. Nad võitsid isegi 2-0 vist, eks? Ahaa, jaa, õigus, finaali 2-0, 2-1 oli poolfinaalis, Tiisar, Korotkov võitsid Kusti Nõlvakut ja Rasmus Meiust, mis oli ka väga eriline mäng. Aga finaalis jah, esimene game veel päris kindlalt, teine väga pikalt, 30-28, teine game Jaan Rebeli selline uskumatu servi äss, sellise nurga alla lõi selle Korotkovile endisele paarilisele, mida tundus, et ei ole võimalik üles leida, aga ta selle kuidagi üles leidis. Mina ütleks küll, et jälle rannavõrkpalli nüüd juba aastaid pikalt jälginud erinevaid mänge, et see on selline hetk, mille nimel nagu tasub seda rannavõrkpalli vaadata, et seal oli see publik, seal oli see atmosfäär, seal oli siuke tore vastasseis, et meie esipaar, kes justkui peaks ju kõiki võitma, samas vastas on sellised, ütleme siis mehed, kes üritasid ka eelmine suvi mängida tõiselt rannavollet, keskenduda, ei õnnestunud maailmakarussellis läbi lüüa, nüüd olid nagu justkui andnud juba alla, enam sedasi tugevalt kumbki trenni ei teinud rannas ja äkitselt tulevad Eesti meistriks, et nagu nad seal intervjuus ka ETV-le ütlesid pärast, et see oli nende endagi jaoks päris uskumatu, kuigi see potentsiaal on alati olemas olnud. Olete te nõus sellega? Mina olen väga nõus, et selles suhtes Kaur on ikkagi siin viimaste aastatega kõvasti juurde pannud. Jaani puhul on nagu see, et alati on nagu temaga, et võiks nagu, väga ei taha temaga mängida, sellepärast, et sa tead, et ta see nii-öelda tipp on väga kõrgel, aga samas sa tead, et et lõpuks peaks ikkagi ära kannatama ja ära tulema nagu. Ja nüüd ma esimest korda nagu nägin seda turniiril, eriti nii tähtsal turniiril ka, kus Jaan lõpuni ei kukkunudki ära, vaid ta mängis ka oma seda kõrge tasemega mängu ja ta suutiski nagu lõpuni panna, et selles suhtes nagu müts maha ei olnud, nad ei lasknudki nagu Mardil ja Tiimal väga mängida, et Jaan on ikkagi, ta võib olla plokis seal väga ebameeldiv ja Tiimale ta ilmselgelt ei sobi ka seal ja ikkagi nagu jah, mul kuidagi hea meel nende üle, et nad on siin palju vaeva tegelikult näinud ja nüüd siis siuke autasu. Ja ma võin edasi rääkida, et minu arust ka ikkagi Jaan on ju tegelikult põhimõtteliselt Karl sinuga koos alustas rannavollet justkui nagu aastaringselt. Jaa, tõesti, me Ülemiste Beachis kunagi tahtsime mõlemad meeletult treenima hakata, kumbki ei olnud rannavollet teinud, mina üldse võrkpalli vähe, tema oli ikkagi saalis vähemalt meistriliiga pingil istunud, et jah, kunagi see pihta nii algas. Eks mingi 20 aastal. 20-21 midagi sükast. No et ma tean näiteks Siim Ennemuist ka samamoodi hakkas enam-vähem sealt mängima siis rannavollet, et
nad on minu arust iga aastaga läinud paremaks, sest mäletan, kui Siim tuli meile trenni, siis oli suht raske Siimule kaotada, ta ikkagi nii koba, mingid asjad olid nagu ei olnud talle lihtsalt omased veel, aga nüüd on tal ikkagi mingid kindlad asjad, mis ta teeb väga hästi ja on mul väga raske teda võita. Aga Jaani puhul minu arust ka on selgelt näha, et ta lihtsalt saab seda kogemust, ta mängib ja ta ta ei ole oma potentsiaalini veel varem jõudnud minu arust, et on kõik see ülevalt tõsta, mingid rünnakud plokis, et kõik need puuted ja asjad tal lihtsalt lähevadki iga aastaga, ma arvan, veel paremaks. Sest huvitav oligi see, et tal see ülevalt tõste oli olnud eelmine aasta suvel MK-sid mängis üks tõeline kirstu najal, et ta ei saanud lihtsalt korralikult ülevalt tõstet käima ja see vilistati kogu aeg ära. Ja nüüd vaatad Eesti meistrus aasta hiljem, kui ta ei ole tõsiselt enam rannavoolega tegelenud, on äkitselt see ülevalt tõste justkui nagu kuld. Et see on ka huvitav minu spordis, kuidas vahel mingisugune ilmselt siis ka siuke vaimne, et tal ei olnud enam nii suurt pinget peal, et ma pean olema super rannavõrkpallur, vaid ta sai rohkem nautida. Ja see, kuidas Jaan Rebel muidugi koksas finaalis, kas ta üldse mõne vea tegi, et ta nagu sai selles finaalis veel kuidagi oma erilise naudingu kätte sealt mängust ja see kõik kajastus ka väljakul tegutsemises. Jaa, aga ma arvangi, et kui sa oled 5 aastat võib-olla mänginud, siis kui sa sellest, ma ei tea, võib-olla 3 oled ülevalt tõstnud, siis kui sa oled 2 aastat ülevalt tõstnud versus sa oled 3 aastat ülevalt tõstnud, see on nagu päris suur korduste ja kõige selle vahe, et ma arvan, sealt õpibki päris palju veel juurde ja mulle tundus seda ta näitas. Aga ma lisaks ikka sellega juurde, meil värskelt oli siin rannakunnide turniir ka, eks, kus Kaur-Erik Kais võitis. Mul õnnestus ka temaga mängida, siis ikkagi ütleme nii, et tema kõrval on päris lihtne mängida ka. Et see sama mul ei ole küll vastuvõtuga nii palju võib-olla probleeme kui Jaanil, ma lihtsalt mäletan enda meie mängu, ma ei tea, 10-6 vastuvõttu oli, ütleme, halvad vastuvõtud. Nii mõnigi neist oli platsilt ka väljas ja endal seal rannakunnis oli ka mingisugune olukord, kus Estikad tulid meelde, et ma võtsin väljakult välja, Kaur tõstis näppudega täpselt nagu sinna kohta, kuhu mul oleks nagu mugav lahendada ja kui Jaanile lased nii ette, siis ta saabki sealt nagu ka hakkama päris hästi, et see nagu pool on ka, ma arvan, seal paaris hästi oluline, et Kaur lihtsalt on nii hea paariline seal kõrval. Ja just nad sobisid kokku, et see rannavolle jälle see võlu, et sul võivad olla 2 väga erinevat mängijat, aga kui palju, kuidas nad hästi nagu omavahel klappima saavad, et sellel turniiril tõesti klappis tõesti. Ma pean ütlema, kuule, et kindlasti väga huvitav, meil see rannakunn on siuke traditsioon, mina üldse sealt sain rannavõrkpalli sulle pisiku Urmas Piik, millegi pärast ajakirjaniku kutsus ükskord sinna üritusele, see oli siis nii, et arguses me mängisime ja siis on alati siuke Rein Tiisare saunarituaalid, ütleme, ja tore õhtune olemine ja meil oli sedasi, et jälle ajalooline hetk, et Kaur-Erik Kais võitis Eesti meistrina, arusaadav, eks natuke võib-olla lasime ka, aga finaali ehk 4 parem hulka jõudsid Urmas Piik, Nils Rühka ja Karin Alda, et ma ei olnud enne 4 parema seas olnud. See on hästi oluline see ikkagi siin saates välja tuua, samal ajal kui me hakkame varsti rääkima näiteks Elite 16 turniirist. Aga Kaur-Erik Kaisist sellest suhtes ikkagi huvitav, et ta mängis, eks ole, Kustiga, siin suve alguses mängis ka hästi Jurmalas tegelikult ja Jaaniga nüüd Eesti meistrivõistlustel veel kuidagi, mul julgen isegi öelda, et võib-olla see Jaaniga Eesti meistrivõistluste 2 viimast mängu või ütleme viimane mäng, et see oli isegi võib-olla veel kõrgema tasemega kui Kusti ja Kaur koos mängisid, et see nagu tipp on sellel paaril ikkagi väga, väga kõrge. Ma ei tea, kas te olete nõus? Võib-olla küll, jah. Selles suhtes, aga see võib-olla jääb ka siuke mulje, et kui sul on ilus atmosfäär, palju rahvast ja Mart ja Tiima vastas, siis tundubki, et kõik, mis välja tuleb, et see ongi juba maailmatasemel, ma ei tea, kas see päriselt nii on. Jah, no ma ei tea, ma tegelikult ei ole niimoodi vaadanud seda mängu, aga ma ikkagi tahaks arvata, et ütleme MK-l peaks ikka hea serviga suutma natuke rohkem neile liiga teha, et võib-olla Mart ja Tiima jäid siis natuke pehmeks selles osas, et või siis Jaan sai lihtsalt väga hästi selles mängus need servid kätte, eks, et oli see üks see, et aga no mulle ikkagi meeldib nagu vaadata, kas turniiride aegade 50 mängu vaates, siis ma arvan, et praegu nad näitasid, milleks nad võimelised on. Ma arvan, et seal oli nii palju asju koos, et oligi see atmosfäär selle Vabaduse väljakul, see pingevabadus, teadmine, et nad viimast korda mängivad koos, kõik see nagu vahel kuidagi mängib nii hästi kokku, et kõik nagu õnnestubki ja natuke oledki šokis, et kuidas see nagu positiivses mõttes tihtilugu oled šokis, et kuidas ma nii halvasti mängisin, eks siis vahel juhtub nii, et kuidas ma niimoodi mängisin, nagu, et mul tundub, et seal läks kuidagi õigetele nuppudele ja neid nuppe oli 5 või rohkem, et need kõik olid õiges kohas. Ja ma ikkagi tooks selle poolfinaali kindlasti ka, mis Marti ja Tiimat pärssisid, ma arvan, et see võit ikkagi, see
poolfinaal oli ka ikkagi omaette etendus, et see oli väga äge oli näha peale seda võitu, et noh, see kindlasti oli nii-öelda isiklikum mäng kui Kauri ja Jaani vastu ja Kauril ja Jaanil poolfinaalist said ju nemad väga kindla siukse enesekindluse, et enne vist Maidlal ei olnud väga variantigi nende vastu. Et just jah, need nagu Urmas ütles, et kõik asjad langesid nagu kokku, ma arvan. No ma arvan jah, seda peabki mainima ka, et Mart ja Tiima tegelikult neil on uus hollandlasest treener ja nad on väga palju muutunud oma treenimist ja ma saan aru, et sellel samal Eesti meistrivõistluste nädalal tegid nad väga korraliku ja raske treeni nädal. Ma ei tea, mis see põhjus on, ju siis Eesti meistrivõistlused ei peeta niivõrd oluliseks selles treeningprotsessis, aga et ma olen aru saanud, et see võiks ka natukene mõjutada nende just seda turniiri lõppu, et tõesti see Kusti ja Rasmus Meiusega mäng poolfinaalis, no see oli ka tõeline äge etendus ja me peame ära ütlema ka, võib-olla kõik kuulajad ei tea, et see oli esimene mäng siis, kui Kusti Nõlvak mängis pärast Mart Tiisaarega siis erinevat teed minemist üksteise vastu, et seal oli ja noh, Dmitri Korotkov on ju ka treeninud Kustiga pikki aastaid koos, et seal oli tõesti sellist palju emotsionaalsust oli sees, seda oli ka meeste nägudelt näha. See oli äge jah, Kusti siuke legacy Kusti või siuke tuli ikka välja, et natuke ülbust, aga sõbralikus kastmes. Kuidas naised, teil oli, eks ole, finaal lõppenud, kui te vaatasite meeste finaali. Kas te üldse jõuate jälgida, süveneda või te olete oma mängust nii läbi, me jõuame kohe teie finaali juurde ka, et ega te liiga palju ei jõua jälgida, mis seal edasi toimus? Me vist nägime teise game'i lõppu nägimegi jah, et enne rääkisime seal treeneritega natuke ja seda kõige põnevamat osa täpselt saimegi vaatama hakata. Väga äge oli jah. Ja me peame siin ära tooma ka ühe asja veel meeste turniiri lõpus, millest rääkida. Kaarel Kais, 50-aastane Kaarel Kais võitis esmalt Mindi ja Kabanini seal play-offi avaringis ja siis veerandfinaalis olid nad ülilähedal Rebel Kaisi alistamisele. Nad juhtisid veel kolmandat game'i, ma mäleta, mis see oli, aga no umbes 11-7. Midagi sellist ja tundus juba, et kas tõesti, no see oli nüüd see mäng, kus Rebel Kais mängisid nii halvasti, kui on võimalik. Ja seal olekski võinud see turniir läbi saada ja oleks olnud päris valus ja raske, aga see on see spordivõlu jälle, et kuidagi nad ikkagi lõpuks said need viimased punktid endale, võitsid 16-14 otsustava game'i, aga Kaarel Kaisi kohta, kes mängis siis Sten Vahtrusega, sellegi peab ikkagi ütlema, et ta on nüüd jõudnud siis 5 erineval nagu vanuse 10 Eesti meistrivõistlustel esikümnesse. Teismelisena 20-ndates, 30-ndates, 40-ndates ja nüüd siis 50. eluaasta juures samuti, et Kaarel Kais tõesti müstiline vend. Ma pean seda lisama, ma küll ei näinud seda mängu, aga ma kuulsin ikkagi, et Kaur ja Jaan päris nii hästi ei mänginud nagu neid otsustavaid mänge, aga Sten ja Karla mängisid ka väga hästi. Mängisid tõesti väga hästi, just. Nii, aga tuleme naiste turniiri juurde. No naiste finaal tõesti, nagu siin on juba läbi käinud 3 game'i, nagu ikka, Eesti tipud omavahel mängivad. Kuivõrd üldse kerge või raske on minna Eesti meistrivõistlusi mängima, kui sa tead, et terve aasta võidakse öelda, et näed, nüüd teie olete see meie kõige tugevam paar, sest et sellest mängust võib ju päris palju välja lugeda teinekord. Eelmine aasta tuletame meelde, Eva-Liisa Kuimann, Liisa-Lotta Jürgenson võitsid ja finaalis siis see mäng lõppes kas vist Liisa-Lotta Pallingu ässaga, mis läks läbi trossi lihtsalt, et tuletada meelde konteksti. Ühesõnaga, kuidas oli mängida sellist finaali? See aasta oli kuidagi lihtsam selles mõttes, et ei olnud meil siukest favoriidikoormat, kui eelmisel aastal oli, et samas ma mäletan, et meil käis läbi see, et nagu, ühe korra kaotad võib-olla on nagu selline, juhtus, et aga 2 korda ei juhtu. Siis on nagu kindel. Ja. Aga ma arvan, et me põdesime võib-olla ei ole ka päris õige sõna, aga me kindlasti mõtlesime selle peale nagu aasta esimeses pooles nagu rohkem. Et see kuidagi tekitas nagu sellist ebamugavat tunnet, et me saame aru, et keegi on väga korralikult nagu kandadele tulemas ja kuidagi, et kuidas siis sellega nagu toime tulla, aga tõesti ma arvan, et see paus, mis me seal juuni lõpus tegime ja natuke mängisime üksteisest eraldi, see oli midagi täiesti niimoodi korda, et hakkasimegi lihtsalt mängima võrkpalli ja mitte üldse mõtlema selle peale, et kas keegi võidab, kas keegi kaotab, kes mida mõtleb, kui keegi võidab, ma ei tea, mis iganes muud stressi olukorrad kuskilt võtta, et ja sellepärast ma arvan, et oligi see finaal nagu lõbus ja tore oli seal nagu olla ja samas see tase oli ka nagu hea.
kas te saate Eva-Liisa Liisa-Lottaga väga hästi läbi ja treenite ka koos, kas väljakul teil ikkagi see sõprus kõik jääb kõrvale ja teil on ainult üks siht võita see mängi Kainaga? Jaa, ma arvan, et see on iga vastasega niimoodi, et väljakul ei ole vahet, kas me üldse tunneme neid või ei, et mängime lihtsalt võidu peale. Mis sellest finaalist veel endal, millised momendid on meeles ja kas te jõudsite ka seda atmosfääri seal tunnetada või on fookus teil ikkagi nii mängul, et te ümber toimuvat tähele pane? Mängus sees vist ei pane üldiselt nii väga tähele meie seda ümbritsevat publikut ja keskkonda. Kui mäng oli lõppenud, siis oli küll ikka väga vägev see tunne seal, kui rahvas püsti seisis ja nemad paksutasid meile, meie neile, et see oli küll uhke, jah. Mis te Eva-Liisa Liisa-Lotta kohta ütlete? Nemad on selline huvitav paar meil, kes eks ole hetkel, kuna Eva-Liisa on Ameerika Ühendriikides õppimas, treenivad põhimõtteliselt 3,5-4 kuud võib-olla aastas koos. Kuidas teile tundub selle pealt, kas see mäng ja koostöö ja kuivõrd üldse oluline see on jälle küsimus, öeldakse, et osad ütlevad hästi oluline on kogu aeg koos olla ja koos treenida, teised ütlevad, aga kui sa tead hea mängija, siis sa saad ka uue paarisega väga kiiresti teinekord sedasi koostöö klappima. Ilmselt see sõltub nagu inimesest ka, et tegelikult neid paare ma arvan, et on väga palju, kes sealt ongi USAs mängivad, et neid on ikka omajagu ja ma ei oska öelda, kuidas see neid selles suhtes mõjutab. Ma ei tea, tore on nendega ikka treenida ja ma arvan, et nende kasuks räägib selline hästi tugev võitlusvaim, et ega trennis nendega ei ole ka tihtipeale kerge, et tihti need trennid on nagu hästi pingelised selle tõttu, mis võib-olla vahest väsitab nagu palju, et on pigem see enda tunnetamine, et kuidas siis seal trennis nagu ise käituda või kui palju siis vastu panna või et kas iga trenn peab olema see, et nagu game on ja let's go nagu, et vahest on nagu mõistlik, las nad siis olla see trenn on ju ja aga säästad enda nagu mingeid varusid ja saad nagu lõpuks rohkem, et jah, aga nad teevad kõik õigesti ja hästi ja pangu edasi lihtsalt. Mul on siin võimalus jälle rääkida oma kogemusest. Kevadel enne siis suve algust millalgi oli Helene kas haige või kuskil eemal, Liisa kutsus mind hommikul trenni, siis Eva-Liisa Liisa-Lotta vastu, ma läksin ka seda, et tore ikka tüdrukutega natukene aidata ja trenni teha. Ja Eva-Liisal oli ikkagi niivõrd suur soov, kõik me mängisime seal vist Laos Lukas vist läbi seda sükest mängulist trenni, et Eva-Liisal oli nii suur soov ikkagi võita, just tundus, et ka mind võita. Nii et ma ütlen ausalt, ma mängisin trenni ikkagi täiesti täiega, iga plokk, mis ma hüppasin nii Liisale kui Eva-Liisale oli nagu maksimaalselt, sest et ma ei tahtnud ka, et Liisa nagu alla jääks nüüd siin sedasi, et võtab oma labilise, aga ma olengi nõus, et mina just tunnen, et sellised trennid, ma saan aru sinu sellest mõttest, et sa ei saa alati päris minna nagu päris hulluks trennis, aga samas sellist hästi viimase piiri peal trennid, kus sa pead täiega pingutama, et saada kätte, sa tead, et see teine nagu hullult tahab võita sind, see viib, kui mulle tundub sind nagu tasemelt kõrgemale, et siis, kui sa oled seal mängus samas olukorras, sa oled ju võib-olla harjunud rohkem. Jah, täpselt. Siukest võitluslikkust on küll nendes trennides palju ja üsna palju vaidlemist ka, et kui on mingi kaheldav pall, siis ikka mõlemalt poolt tuleb. Aga uskuge, mitte Helenest on saanud see, kes paneb paika see trennis, et kas see pall oli sees või väljas. Reaalselt. Jah, võib-olla see on vanus. Kuule, aga mul on hea küsimus jälle. Mina siuke harrastus tubli mängija ja Helene, kui sul nüüd õnnestus treenida minuga, ma ei tea, palju seda trenni üldse mäletad, milline on taseme vahe või võrdlus Helene ja minu vahel? Kas Eesti meistrivõistlustel 9. koha saanud meestest mängija on Helenega samal tasemel? Ei. Kuidas teil läks see trenn, kas võitsite? Ei, kusjuures tegelikult see trenn läks väga hästi, ma arvan, sa said väga palju blokke. Naisele blokki panna, yes. Abiks ikka. Ei, ma arvan, et jah, lihtsalt kõrgus on hea. Kohavalik ilmselt Helenel on natuke parem. On aus vastus. Muidugi. Aga ega ma nüüd nii täpselt ei mäleta austas ka seda kõike, aga ei, ma arvan, et ikkagi suure blokiga on ikkagi mugav seal kaitses mängida, et
võtan teinekordki sind trenni. Ilus, seda saadet on mõnus juhtida, alati juhid sinna, kus endal on ka hea olla. Eesti meistrivõistlustel, mis ma tahaks naistest veel välja tuua, on ikkagi meie pronksmedalistid, ehk siis Anne-Mai Hanimägi, Marta-Mia Ploomipuu. Meie oleme nendest siin saates ka rääkinud omajagu juba. Tartumaa siis duo, kes siin talvel meil tuli naiste A-liigas, 544 naiste A-liigas võitjaks ja väga ülekaalukalt. Seal nad minu arust tegid sellise esimese suurema avalduse naiste konkurentsis, seal oli Maret Kuuse ja Olga Pestrova, äkki neil olid finaali vastsed ja väga kindel võit tuli toona. Ja suvel mängisid muidugi fenomenaalselt Rakveres juba hõbedal, parim Eesti paar seal ja Eesti meistrivõistlustel siis ikkagi kokkuvõttes võib öelda kindlalt 3. Nõlvak Püvi, väga ägeda turniiri tegid, olid 4, aga Hanimägi Ploomipuu on ikkagi, nagu sa ka siin vist Liisa enne ütlesid, meil on nüüd 2-3 Eesti sükest tugevat paari, me tegelikult saame lisada veel Lukas Lepp sinna juurde, kes on ka Kloogarannas said oma esimese Eesti GP siis medalikoha, olid 3, et see järelkvast tuleb ja mulle tundub, et teid see ikkagi aitab ka, et sa Liisa siin juba korra mainisid, et kui teil oli suve keskpaik, natuke raske olukord, siis jõulumäel läksite laagrisse, vahetasite ka paarilisi seal olude sunnil ja see annab jälle midagi juurde. Ja see noored tulevad hästi peale ja tegelikult me teeme nendega päris palju ikkagi koos trenni, et just eelmine nädal olime ka Tartus Hanimägi Ploomipuuga, nad vist valmistuvad U18 EM-iks, vist täna lendasid eile. Et ja mängivad väga hästi. Et jah, pole midagi öelda ja Lukas Lepp täpselt samamoodi, et tegelikult ma ei tea, kas sina neid tundsid nii palju nagu Sandrat ja Keirat, aga tegelikult ega ei olnud nagu kokkupuudet olnud ja seal jõulumäel jah, me läksimegi niimoodi, siis tegime terve laagri nii, et Helena mängis Keiraga ja mina mängisin Sandraga ja kuidagi see mõjus meile nagu nii, või vähemalt mulle mõjus nii, et mul kadus ära kohe trennis see, et ma peaksin kuidagi Eevat ja Lotat võitma. Mitte üldse sellepärast, et Sandra oleks kehv mängija, vaid lihtsalt, et ma ei tunne, ma tõesti ei tea, mis ta nagu teeb, kuidas see kokku läheb. Kuidagi kadus ära see, et kui me Helenega võib-olla trenni teeme ja kogu see aasta, et ma ikkagi saan aru, et see on mu töö, et see peab nagu veidi tõsisem olema ja et ma pean ikkagi väga pingutama ja ma pean hästi tegema kõike sellist ja siis tuligi Sandra mu kõrvale, kes oli nii chill ja lõbus ja siis me lihtsalt mängisime, et seal nagu mul ei olnud mitte ühtegi eesmärke trennis, mitte ühelgi pallivahetusel, mul oli täiesti suva, kas ma võidan või ma kaotan ja sealt nagu hakkas midagi uut nagu tulema ja tegelikult enne seda oli seis täpselt see, et ma ei tahtnud võrkpalli mängida, et mul oli saanud sellest hästi küllalt. Kogu see aasta esimene pool oli nagu selline hästi pingeline ja kuidagi ise ootasin ilmselt rohkemat ja tegelikult oli isegi hea hooaja algus, aga kuidagi ma tahtsin ikkagi rohkemat ja kuidagi jah, siis jõudsin kuidagi sellisesse seisu, et ega ma ei tahtnud sinna jõulumäe laagrisse minna, aga et kuna sinna EM-ile me saime peale, et siis ma ikkagi teadsin, ma sinna EM-ile lähen, et ükskõik mis, kas õlg on otsas või ei ole või et kas tahan minna või ei taha, et ma lähen sinna ja siis tundus, et mängime siis Sandraga ka aga sealt nagu tuli midagi väga head välja, mis mõjus ülihästi ja ma ütlesin pärast Sandrale isegi aitäh millalgi hiljem, aga ma ei kujuta ette, kas ta üldse sai aru, millest ma rääkisin, et ma arvan, et ta ei saa aru, kui palju tema muutis tegelikult minu jaoks seda mängu tänasel päeval, et see oli väga lahe. Sandra Lepp ja Keira Lukas siis jälle kuulajatele saame öelda, et meie kuulsa Laos Lukas, Eesti treeneri ja rannavolle edendaja tütar, üks kahest siis tütrest. Helena, sul õnnestus isegi Lukasega ju mängida Nations Cupil, kuna Liisal see õlg hakkas vahepeal otsast ikkagi ära tulema. Milline kogemus see oli? Ja imelik ongi öelda, et võib-olla see kõik juhtus tänu sellele, et Liisa üldse oma õlga niimoodi vigastas. Et jah, sellepärast siis Keira pandigi minu kõrvale kirja sinna võistlustele ja tegime selle jõulumäe laagri koos, et nagu Liisa ka ütles, siis see tulemustele mõtlemine ja kõik see kadus ära, et lihtsalt tegutsemine, lihtsalt mängimine jäi. Et see on huvitav, kuidas siuke väike muutus võib teha nii palju nagu anda juurde, et
et tegelikult ma ei olegi vist alates sellest, kui me Liisaga koos hakkasime mängima, ma ei olegi kellegi teisega nagu võistlustel käinud, et see oli väga huvitav kogemus ka selle poole pealt, et me oleme tegelenud sellise teemaga nagu liider platsi peal meie Liisaga siis, et kuidas seda positsiooni jagada oma vahel, kes on liider, mis hetkel, et kui ühe peale mängitakse või ühel ei tule välja nii hästi, et siis teine võtab selle liidri positsiooni ja kuidagi Keiraga mängides ma sain nagu päriselt aru, kuidas see võiks olla ja peaks olema ja kõige olulisem oligi selle juures minu arust see, et olla emotsionaalselt stabiilne, et ükskõik, kuidas sa mängid, mis on seis, me kaotasime mingi 9 punktiga seal Portugalis game, et vahet ei ole, kas saame punkti, kas lahendame ära, kas eksime, mängime väga halvasti, lihtsalt tuleb püsida emotsionaalselt nagu tasakaalus ja siis on nagu hästi. Kas siis enne oli nii, et teie paaris ei olnud ühtegi liidrit ja pärast seda oli äkitselt 2 liidrit võistkonnas? Ei, see on ikka vastavalt sellele, kuidas see mäng kulgeb, et meil ei ole niimoodi, et enne mängu me otsustame, et täna Liisa, sina oled liider, Helene, sina oled liider. Et see kuidagi toimub jooksvalt, aga vist natuke sõltub, et kelle peale mängitakse. Jah, või kuidas lihtsalt tunne on nagu parasjagu, et aga seal kuidagi lihtsalt see, et Keiral ei olnudki ju kogemust siuksel turniiril, et seal oli selge, et ma pean teda toetama ja ma sain väga hea kogemuse sealt. Kas see peab kiitma natuke ka Rivo Vesikut, teie treenerit, et siuksed sündmused seal suve keskel üldse aset leidsid? Kindlasti, jah. Ma arvast ta ütles ka, et ega ta ei tea tegelikult, et neid paariliste vahetusi on nagu tehtud küll, aga et kuidas see täpselt mõjub, ega nagu ei tea ja ega tõsi, me oleme ikkagi väga pikalt ju omavahel koos mänginud ja üldiselt ainult koos, et jah, seekord nagu see mõjus väga-väga hästi. No me saame siin Eesti meistrivõistlused kokku võtta, mina vaataks natuke tulevikku, et esiteks meestest on kulisside taga olnud kuulda. Me vist ei saa liiga palju siin avada kaarte, aga olgu seegi asi juba välja öeldud, et rannavõrkpallisõbrad tasub nüüd hoida siis Instagramis kindlasti pilku peal, mujalgi kanalites inimestega suhelda võib-olla, et tundub nii, et päris huvitavad paarid on meil järgmisel aastal moodustumas, kõik ei ole veel loomulikult selge, aga on siin erinevaid mõtteid erinevatel mängijatel, kes kellega koos hakkavad mängima, no naistest. Nii ei tehta muidu niimoodi, et ei tehta või? Natuke lihtsalt mainid midagi, aga lõpuni ei räägi. No aga ma ei saa öelda ju, ma ei saa öelda, et sõbrad, no. Aga on teada juba midagi või? No on selliseid suure tõenäosusega paare. Okay. Jah, Urmas. Saadid näo, nagu sa ütleks midagi. Urmas, ma võib-olla ühte paari oma vahel räägid, siis teab kõik, kes saad seal nii, et mis tüüd. Just see ongi, et ma tegelikult ei tea. Nagu ütleme, on ju seda sa ju tead, et ega mitmed paarid on ilmselt vaetamas. Seda ma tean enda puhul ka seda, aga ma ei tea, kellega ma mängin. Tahad sa avada? Ei, ma ei tea, kellega ma mängin. Ma mängin A-liigat, mängin küll, mul on uus paariline siin plaanis, istub siin, ütleme, meie keskel. Vihjame, et kuna ei ole kombeks niimoodi päris otsa öelda, ma saan aru selle paariliste osas. Mul oli plaanis suur sotsiaalmeedia postitus sellega seoses, et kellega sa mängid muidugi, aga nüüd natukene läks valik väiksemaks võib-olla inimestele, aga see on väga okei. Tavai, aga selle saab välja lõigata? Ei lõika välja. Kes kuulab, see ongi saate kuulamise võlu. Ja praegu jäi ikka segaseks. No natuke ei lasta, natuke jääbki. Jah, et kas see on nagu meie 5 keskmine või meie 3 keskmine. Ma siin natuke võib-olla puterdasin, jah, vabandust. Või üldse Laasi kõrval on seal keegi. Meil on täna teeb saadet Laas, teil ütlesid Laasile ka, nii et ühesõnaga, see selleks, aga tuleb põnev talv, ma tahan öelda, ja meil on plaanis siis Piitsa enam 4 teha siuke väga kõva A-liiga talv suurte nädalavahetuse mänguõhtutega ja nii edasi, sellest loodetavasti meie kanalites kuulevad inimesed rohkem, aga naisteranna, vaatan siia poole naisteranna olles, kas on ka suuri muutusi tund? Liisa järgmine aasta mängid Eva-Liisa Kuivaneniga ja Helene mängid näiteks siis Liisa-Lotte Jürgensoniga. Ei mängi. Ei ole kuulnud selliseid uudiseid, jah. Aga nii põnev vaata, et meestel on niimoodi, ma mängin nüüd see ühega, et naistel nagu mitte ainult meil, aga ka teistel väga palju ei muutu ju need.
nimed. aga vaata, meil ongi need rannakunnid iga aasta lõpus näiteks, kus need kõik need Eesti tipud saavad kokku, mängivad omavahel siis rannakunni välja, seal sa mängid erinevate kutsuge meid ka siis. Urmas ja Rein korraldavad. Mina iga aasta ütlen, meil võiks olla naisteturniir ja mehed on kohe saunas. Aga ikkagi seni on ainult mehed kutsutud. Pole altplaan, jah. Ma ütlen Reinule edasi, vaata, mis saab. Peame hakkama korraldama naiste rannakunni eraldi võib-olla. Okei, aga head sõbrad, meil on valmis järgmine teemaplokk, nii et liigume edasi ja vaatame, mis meid ees ootab. Ja me liigume edasi saatega ning enne kui me läheme Liisa ja Helene suve juurde, mul tuli ikkagi siuke mõte ka, et Urmas, Nils, Liisa ja Helene, kui me vaatame Eesti meistrivõistluste üleüldist sellist korraldust, siis kas see Vabaduse väljak võiks olla mingisugune asi, mida võiks alaliit, Tallinna linn hakata ajama, et see oleks siuke iga-aastane sündmus, sest vaadates isegi Pärnus seda tüüni, mille suur fänn ma olen iseenesest, siis Pärnu tüünis on ikkagi teatud inimesed, kes sinna baari lähevad, kui on väga hea ilm, võib-olla mõni rannaline jõuab, kuigi rand on tegelikult ju selle tüüni või selle luidete taga, aga no Vabaduse väljakul Eesti meistrivõistlused. Mina valiks tüüni kindlasti. Tüüni, jah? Igal juhul. Kas mängijana või? Nagu mängijana eelkõige või et, aga mulle ikkagi meeldib, et ma arvan, et Eestis võib-olla Kloogarand ja Pärnu on ikkagi rannavõrkpalli mõttes kõige mõnusamad kohad ja ega see, ütleme, MK-del ka käies need linna sisse tehtud platsid, see, kus sa sealt sooja teed ja kus sa pärast pessu isegi lähed. Mina käisin kafeiinis nii palju vetsus, et ma mõtlesin, nad võib-olla mõtlevad, et ma olen mingisugune sarivaras, aga... Jah, et ma selles mõttes arvan, et see Vabaduse väljakul ta võiks kindlasti tulla, aga ta ei peaks iga-aastane traditsioon olema, ta kindlasti on kallim teha, ta on omajagu väljakutseid seal, aga ma olen ka selle poolt, et pigem võiks Eesti meistrivõistlused siis Pärnus toimuda kui kuskil mujal. Kuigi kallim, kui leiaks liiva toetaja, mis on liiv, on ju põhiargument selle kalliduse osas üldse, et ega seal muud ju, mis kallimaks teeb, kui Tallinna linnaga koostööd teha, siis ei pruugi olla. Ei pruugi olla, ma tegelikult eelarved ei tea päris täpselt, ma lihtsalt eeldan. Ja, aga ma tean, et näiteks tuletage nüüd, et õige tanklakett oli Olerex vist toetas seda Eesti meistrivõistlust, nemad olid igatahes väga rõõmsad olnud, et nad said sellise reklaamväljundi Eesti meistrivõistlustel Vabaduse väljakul terve jah, et kui see tooks nagu lisa siukse tugeva toetaja, siis on jälle potentsiaali nagu teha nii. Kumba te eelistate, tüün või Vabaduse väljak? Ma võib-olla teeks seal vabakal ikkagi, mul tundub sellist suvalist inimest jõuab sinna rohkem, et kui ma käisin Pärnus ringi ka, siis mulle endale tundub, et just kui kõik need, kes randa lähevadki tüüni, aga tegelikult käid seal, see rand on nii pikk ja enamus inimesi vist ikkagi tegelikult tüüni ei jõuagi, et sinna satub just see rannavalle või rannajalka kontingi. Või siis kalli kokteilifänn. 14 eurot. No, aga hea ka. Nils ütles mulle, ma suvel, Nils käis korra Pärnus, ma pean selle vahele loo rääkima, et läks ka siis tüüni, ei olnud rannavõrkpalliturniir ja läks tüdruksõbraga koos, vaatasid, et kokteilihind oli vist 14, lõpuks lepsid tüdruksõbraga kokku, et teeme 2 peale 1. Ja tegite? Nii oli. Kumbki 7? No tegelikult tegime 2. 2 peale. Aga nagu 1 näkku ja siis teine 2 peale. Selge. Aga ikkagi, no... Mulle tundub, et see on natuke nagu rannavalle saade ei see, ütleme, miks me oleme halvad, aga see, et ikkagi kõrval on nagu 3x3 koss ja siis meil on rannavalle nagu 3x3 kossu, minu arust me ei vaadanud inimesi põhimõtteliselt nagu, no vähe oli neid pealtvaatajaid. Meil oli nagu päris palju, aga me kuulsime, mis kõik toimub ainult 3x3 kossu väljakul, et see oli veits shame nagu, et Pekina saab selle kõlari sinna panna vähe parema ja kuuleme, teeme rohkem lärmi, et mind see häiris, mulle muidu meeldis, et ma sain ennem kossu visata soojenduseks, väga äge, aga see mulle ei meeldinud, et ma kogu aeg kuulsin Hugo Toomi ja kuidas seal mingid tüübid kossu viskavad. Sellega ma olen nõus, et annab veel palju kindlasti parandada seda Vabaduse väljakul tegemist, aga juba see asi ise, et see seal toimus, olgugi, et selle tänu võime ka öelda siin nendele inimestele, kes vist Tallinna linnas spordiosakonna valdkonnas selle noorte mängud siia Vabaduse väljakule tõid, et tänu sellele oli see liiv ja mängukoht olemas, aga
jah, sest ma tean, seal on korraldatud ju Vabaduse väljakul mingeid teisi spordiasju veel, aga ma ei tea, et ükski neist nagu oleks siuke jätkusuutlik olnud või et midagi mitu aastat, ma tean, mingi Simple Session, mingi Rula BMX-i võistlus on seal olnud, mingid, ma ei tea, Kossu on äkki võib-olla veel olnud korra, ühesõnaga seal on nagu mingeid asju toimunud, aga võib-olla see linn ise ka siis tahab mingit variatsiooni sinna, kuigi eks see on läbirääkimiste küsimus, kui hästi ära põhjendada, et rannavalle on maailma kõige ägedam asi, siis võiks ju olla seal iga aasta. No eelmise võimuga vist oli nii, et kui see taekwondo võistlust tahti teha, siis alati sai, aga meil uus võimus on natuke parem, kuigi see võib vahelduda jälle. Siin ei ole palju jäänud, et reitingud ütlevad, et tuleb tagasi taekwondo. Aga lähme nüüd siis Liisa ja Lene teie juurde. Räägime natuke sellest raskest suve algusest kõigepealt. Kas see on natukene paratamatu ka, et kui olles vaadanud siin erinevaid tippsportlaste dokumentaale, lugenud eluluraamatuid, et ega neid mõõnaperioode tuleb vist iga ühel ette. Küsimus ongi selles, et kuidas ja kes nüüd mil moel nagu üle elab. Et kus teil see mõõn tekkis, kas lihtsalt oligi ühel hetkel liiga palju rannavõrkpalli ja tundus, et see areng või mis iganes asi ei ole piisav, et kogu aeg toita seda motivatsiooni? Ma arvan, et see tekkis minul sellest, et ma ootasin liiga palju. Ma arvan, et meil oli veebruaris oli Tenerifel väga-väga hea treeninglaager, kus me tegimegi juba maailma tippudega koos trenni ja me mängisimegi võrdselt nendega ja reaalselt tundus, et et vist see hooaeg äkki nüüd tuleb või kuidagi ise panin nagu ja pähe. Liisa horoskoop ütles ka, et tal on esimene poolaasta väga hea. Ja. Nii, kus Õhtulehest, kus sa lugesid seda? Või sa igapäevas, kas te igapäev enne turniiri? Liisa. See on okei. Ei, no ma tean, et keegi suvaliselt need kirjutab, aga ma vahest ikka loen. Õige, kes ei loeks? Ja no tõesti, mul pidi aasta esimene pool mega hea tulema. ja nagu tegelikult, kui me oleme vaadanud seda aasta esimest poolt, siis tegelikult me saame aru, et see ongi hea. Et kui me tavaliselt oma medaleid võidame võib-olla suve lõpus, siis nüüd meil oli 2 medalit Futuresi tasemelt ja kuidagi, et need olid tegelikult head tulemused, aga ma lasin need hästi kiiresti nagu mööda, et see Hiina kuld läks kuidagi hästi kiiresti ära, Jurmala pronks tundus mega mõttetu, et ma kuidagi läksingi nagu sellega nii kaasa, et las see olla, et ma võtan kuskilt mujalt midagi paremat ja et ma tahan rohkemat ja et ma tean, et ma tegelikult olen võimeline selleks. Aga siis tekkiski nagu see, et kui ma nende tulemuste üle ka ei rõõmusta, et mille üle siis tegelikult veel. Ja kuidagi et leida see tasakaal, et jah, ma olen nende tulemustele uhke ja rõõmus, aga samas ma saan aru, et see ei ole see, mille pärast ma trenni teen, et ma arvan, et see nagu vahekord kuidagi läks nagu lappama ja kuidagi kaduski sealt see mängurõõm nagu ka ära, et kogu aeg oli väljakul nagu selline töine olek ja selline et vaja neid punkte nagu saada, et kuidagi hästi palju oli punktides kinni. Täitsa nagu ma mõtlen mängupunktid, mitte kuhugi reitingu turniirile pääsmiseks punktid, vaid täitsa need 21 punkti, mis ma seal mängin, et kuidagi oligi hästi palju sellist punktidele mõtlemist ja sellist asja, ja see mäng käiski hästi palju üles alla. Et ma arvan, et jah, selline oli see hooaja algus nagu tegelikult, millest ei ole nagu nii palju nagu rääkinud. Helene, kuidas sina ennast sellisel hetkel tunnet? Sina ei olnud vaimselt sellises, ütleme, madalseisus nagu Liisa? Võib-olla mitte nii madalal, aga kerge ei olnud. Et jah, Itaalias vist see kõik kuidagi lõi kokku. Itaalias me kaotasime 2 mängu seal alagrupis kohe. 2-1 ja 2-0 vist. Et kuidagi siukest voolavust ja mängutahet ei olnud, kuidagi hästi pingutatud oli see kogu platsi peal olemine ja emotsionaalsus tuli, ma ei tea, väga ebaloomulikult, et kuidagi ei tundnud ennast õiges kohas too hetk. Et ja pärast seda siis
võtsimegi korraks aja maha ja siis tuligi see jõulumäe laager, kus me eraldi mängisime. Kuidas see protsess välja näeb, et te olete madalseisus, teie treener Rivo Vesik, ta mingil määral ta on teiega koos, mingil määral ta on teist eraldi. Kui te tunnete, et kui madalseis on, kas te kohe esimese asjana kirjutate, joonistate, helistate Rivole, ütlete, et kuule, seis on kehv, või te kuidagi omavahel kõigepealt suhtlete, siis näete, et seis on ikka päris kehv, siis räägite Rivoga, kuidas teil see omavaheline suhtlus on? No eks omavahel on ka palju ikkagi säästused, mu arust säästus me saime nagu väga kiiresti aru sellest olukorrast, et siin on vaja nagu paus teha, et kui me seal Itaalias olime, siis mõlemad, seal me kirjutasime kohe Rivole õhtul, et esiteks kirjutasime peale mänge, et füüsiliselt kõik on väga hea, tehniliselt kõik on väga hea, aga vaimselt ei jaksa lihtsalt seal väljakul olla, et minu arust me kaotasime vist mingid game'id, oligi 2 vahe, et sa tundsid, mina tundsin, et ma ei jaksa sealt kinni hoida, et lihtsalt see läheb ära ja mul oli juba kuskil poole mängu ajal pisarad silmas, et ma ei jõua, nagu ma ei taha seal olla. Ja siis too õhtu me kirjutasime küll kohe Rivole, et mina ei taha praegu trenni teha. Ja siis tuli vist nädal pausi, siis ma kirjutasin peale seda, et ma ikka ei taha veel tulla. Siis ta ütles, et teeme 2 nädalat siis pallist pausi. Ja siis... see ongi siis pallist pausi, ehk siis teil olid ikkagi, sina käisid jooksmas hommikust õhtuni ja pluss veel tegite jõudu ikkagi, et selles suhtes te mingit asja tegite? Nädal äkki oli ikkagi päris paus. Ja, et treenerid ei öelnud meile ette, mida me tegema peame, aga me ikkagi niisama ei pikutanud terve nädala, aga jah, siis edasi tuli jõusaali nädal vist. Ja siis? Ja siis tuligi jõulumäe. Tuligi jah, kohe oligi planeeritud juuli algusesse see jõulumäe laager koos 10 noorega veel. Aga jah, Rivo kindlasti aitas meid selles hetkes väga palju, et mõlemad helistasime Rivoga seal pikalt, et arutasime ja kuna endal ei ole varasemalt ikkagi siukest kogemust olnud, siis see tundus nagu maailma lõpp, et kõik on nagu väga halvasti ja ma ei tea, me vist ei mängigi enam, et me vist lõpetame ära, et nii halvasti on, ma ei tea, kuidas ma vist välja tulen, aga Rivo kuidagi pani oma psühholoogi oskused käiku ja rahudas maha, et kõigil on siukseid hetki. Ja see ei olnud nagu selles suhtes see rahustamine, et me saame siit üle, vaid ta ütles väga konkreetselt, et ega keegi ei pea mängima. Et ega mõlemad pidi on nagu väga okei, mis suunas see nagu läheb ja kuidagi oligi nagu seda pidi rohkem see ja siis kuidagi me võtsimegi seda, et lihtsalt 1 turniir korraga, et tegelikult siis meil oligi ainult plaanis mängida Euroopakad ära ja Eestikad olid need, mis olid nagu kirjas. Nii et see suur, ütleme, hurraa, mis oli jälle meiesugustes rannavõrkpalli sõprades sees, et Eesti paar mängib Euroopa meistrivõistlustel teie näol veel esimest korda, et teil, olles nende inimeste sees, ei olnud mingit suurt hurraat tol hetkel? No see oli päris huvitav minu puhul jah, kuidas kui see list välja tuli, et kes sinna peale saavad, siis see oli minu arust üks kõige raskemaid hetki nagu too periood, et oligi siuke, et mis meist saab ja kas ma tahan mängida ja siuksed teemad. Et see oli jah huvitav, et ühest küljest Euroopakad, see on suur unistus, ma tahan sinna minna, aga teisest küljest ma just eile mõtlesin, et ma ei tea, mis must saab. Et jah. Ja siis te jõudsite Euroopa meistrivõistlustele, selleks ajaks oli siis jõulumäelaager tehtud, oli ka Helene käinud oma siis sellisel personaalrännakul Nations Cupi finaali mängimas koos Keila Lukasega ja siis saabusid need Euroopa meistrivõistlused, kui te sinna kohale jõudsite, kas siis oli juba olukord natukene teine või kuidas te tundsite? Siis oli juba ikkagi parem ja ma arvan, et jõulumäelaagris me tegime ka päris pika koosoleku Rivo 3 koos täitsa mitu tundi vist jutustasime üks õhtu nagu üleüldse kuidagi natuke vist sügavamalt ja kuidagi rääkisime neid asju, mida keegi võib-olla mõtleb ja kõike nagu välja ja ma arvan, et see ka aitas hästi palju kuidagi edasi. Aga need Euroopakad olid nagu, ma arvan, selles mõttes kuidagi sellised ma ei tea, kas seal oli kõik juba nagu super hästi, aga samas see olek ikkagi väljaku peal oli küll juba nagu endisem ja oligi see, et me saime tegelikult seal väga vähe punkte, et nagu
aga seal tuligi nagu välja see, et see väga meid ei kõigutanud, et kuidagi me lihtsalt mängisime ja olimegi 9 punkti taga, aga seis tundus selline nagu seis oleks 10-10, et ma teadsin väga hästi, mis seisud on, aga see nagu ei mõjutanud mind, et sealt kuidagi nagu saime mängu selle nagu panna ja kuidagi sealt nagu hakkas kõik jälle üles poole minema. Pärast seda siis Badenis veel Challenge'i 33. koht, siis Tallinnas Eesti meistritiitel, siis Brno's Futuresi 3. koht. No teie jaoks see Futuresi medal on juba nii, et kui kohale lähete, siis on suur tõenäosus, et medali saate, vähemalt sel aastal te olete niivõrd stabiilselt seal mänginud, kuigi me peame ütlema, et Futuresi tase mulle tundub on natuke tõusnud, võrreldes eelmise aasta, kuna selle tugevuselt 3. kategooria MK-etappi, need punktid on natuke väärtuslikumad võrreldes nende 2 tugevamaga, kui nad varem olid, et varem see liiga palju sulle juurde ei andnud, aga siin ikka, kui sa võidad esimese koha, saad vist 400 punkti ja Hamburgi teie Elite 16-13 koht annab 460 punkti, et see vahe tegelikult ei olegi liiga suur seal. Aga me jõuame nüüd siis Hamburgi, augusti lõpp, mina olen korvpalli Euroopa meistrivõistlustel, tahan vaadata Eesti koondise mängu ja ei saa, sellepärast et teil on nii põnev turniir käimas parasjagu, et võtke, minu jaoks oli, ma ütlen ausalt, oli üllatus see, et Eliiti mängiti üldse, ma ei olnud nii jälginud. Meie jaoks oli teie jaoks ka. Ja me läksime Tšehhi võistlustele ja arvestasime, et me tuleme pühapäeval hiljemalt koju, ja siis just laupäeval vaatasime või ma ei tea, mis päeval me teada saime, et me oleme seal peal, et okei, siis võtame piletit Hamburgi. Kusjuures meil oli võetud tegelikult, et me mingi hetk nagu teadsime sellest Hamburgist nagu, et me võtsime ikkagi ühe otsa pileti nagu Tšehhi minnes, et et äkki saame nagu peale. Aga siis, kui pakkima hakkasime, siis ei olnud kellelgi nagu seda Hamburgi meeles ja olimegi oma seljakottidega seal ja nagu me saime ka tõesti laupäeval teada, et me isegi need Eesti fännid, kes seal meil kohal olid, et me küsisime, kust te nagu teadsite siia tulla, et me isegi teadnud, et me siin nagu mängime, et see oli päris huvitav. No nemad vist olid juba ammu selle reisi, nemad vist käivad korda aastas mingit Eliidi etappi vaatamas. No jõuda põhiturniirile, te võitsite siis kvalifikatsioonis 1 mängu, siis jõudsite põhiturniirile ja lõpuks saite play-offi ka, nii et te tegite selles suhtes Eesti naiste rannavõrkpalli ajalugu. Eliit 16 etappe, siis kas vist 2022 oli see aasta, kui võeti see uus süsteem, ehk siis me räägime siin viimasest 4 aastast, aga tegelikult me räägime pikemast perioodist, sest ega Eesti naismängijaid sellel kõige tugevamatel MK-etappidel seal põhiturniirile play-offi murdmas, ma ei tea, millal see oli ja kas üldse. Ma ei usu, et on olnud. Et meil on küll tõesti Euroopa meistrivõistlustel mänginud Eesti naispaar, aga seal kõige kõrgemal, siin on ikka väga raske olnud alati peale saada. Võtke see turniir siis sedasi lühidalt enda sõnadele läbi kokku ka. Hakkas hästi, jah? Jah, huvitavalt pingevabalt suutsime mängida, et juba enne võistlust pidime nagu natuke nendele meelde tuletama või ei pidanud, aga oli vestlus, et see on ju eliit, et see ei ole mingi challenge ega midagi, et ei olnud üldse sihukest tunnet või mingit närvi enne võistlust ja enne mänge, et väga vabalt ja mõnusalt saime seal platsi peal mängida ja kuidagi koostöö klappis hästi, et ma arvan, et see on see põhiline, mille pärast meil õnnestus. Ma arvan, et pinge võttis maha ka see, kui me läksime sinna kohale ja esimese trenni tegime ja enne seda tegid trenni Anna-Patriis Tuda ja Samoilova Graudina ja see trenn oli kohutav. See oli mega halva kvaliteediga ja see oli saanud keegi servi kätte. Meie trenn pärast oli palju parem. Et me vaatasimegi, et näed, et kõikidel ongi kehvad päevad nagu mõnel vahest 4 korraga on ju, aga et näed, et nad ei ole ka mingid imeinimesed siin koos ja et kõik panevad segast vahest ja et täiesti normaalne on siin mängida ja ma arvan, et see natuke võib-olla andis midagi juurde. Aga kas see, et see oli nagu siseareen põhimõtteliselt on, jah? Me kusjuures ei mänginud seal sees kordagi. Teine väljak oli nagu õues, aga see üks oli, peaväljak oli nagu sees. Et oleks olnud huvitav seal sees mängida, et tihti nägid neid mingid mänge. Räägiti, et väga palju ässasid. Kuna planeeriv palling. Ja neid mingid 6-0 alguseid oli nagu seal näha küll, et lihtsalt ei saagi servi kätte, et kuidagi vajub ära nagu. Aga meil ei olnud seal au kahjuks mängida. Oleksite tahtnud või? Ma ei teagi, kas oleks.
no me ju Ülemiste Põnev Beach House'is teeme ju talvel trenni, seal on nii, et see pall läheb sul 4. väljaku poole, lõpetab kuskil 6. väljaku juures ja ei olegi võimalik vahel kätte saada seda. no jah, kogemuse mõttes ma arvan, et oleks ikkagi lahe, et see melu seal sees oli tegelikult väga äge. Ma mõtlesingi, et kuna te ikkagi treenite päris palju sees, et siis seal võib mingi eelis olla. No jah, ei tea. Aga ma tuletan meelde ka kuulajatele, te alistasite kvalifikatsioonis siis Ukrainat Mahno 2-0, siis alustasite kohe maailma edetabeli esinumbrite vastu oma põhiturniiri, ehk siis Tamela Victoria Brasiiliast ja kaotasite 1-2, võitsite esimese game'i 21-19, teise kaotasite 17-21 ja kolmanda 12-15 lühidalt, aga konkreetselt, olge head, võtke see mäng kokku maailma esipaari vastu. Mängisime punkti haaval mitte mõeldes tulemusele ja jah, ma ei tea, suutsime enda kohta kogu turniiri vältel päris head servi lüüa, et küll vigadega. Jah, vigu palju, aga samas agressiivsemad, kui me tavaliselt oleme löönud, et saime nad natukene ebamugavatesse olukordadesse ja sealt oli meil endal lihtsam kaitses. Nii et ei olnud midagi võimatut? Ei olnud. Väga jah, teine mäng oli siis Van Driel ja Beckwith Hollandist, neid võitsite 2-0, 21-19, 21-14, vot siin läks minul nagu nägu naerul, ma mäletan, et ma ikkagi Van Driel ja Beckwith siin eriti, kui ma Euroopa meistrusteks valmistusin kommentaatorina, siis siuke paar, keda sa ikkagi näed igal pool mängimas ja siis vaatad, et Liisa Läänepool on väga üsna lihtsalt 36 minti tegime ära hollandlastele, lähme play-offi, et see võis olla päris hea tunne. Jah, see oli mõnus. Samamoodi serviga sai sealt oma jagu ja ma arvan üldse praegu meie mängus on vigade arv läinud oluliselt väiksemaks, kui ta oli võib-olla mõni aeg tagasi. Kuigi see on ikka tihti peale suurem kui vastasel. See on jah enamasti, aga samas see on liikunud sinna 10 ringi, kui ta varem võib-olla oli 20 ringis isegi. Et ma arvan, et servi vigu peaks saama mõlemalt 2-3 kindlasti maha, et siis annaks juba nagu veel paremini mängida, aga jah, ma arvan, et jah, selliste mängude puhul ikkagi on oma side-out korralikul tasemel ja blokkkaitsega ikkagi toimivad. Selline vahe küsimus. Mina tunnen tihti, et kui mul on õnn treenida Eesti tippudega koos igapäevaselt ja mul tundub, et siis ka tihti see oma mäng tuleb paremini välja, et kui ma satun mängima natuke nõrgemate, kes on võib-olla tegelikult minu tasemel, siis mul on kuidagi, ma ei saa aru, mis toimub. Kas teil on ka võib-olla hoopis selline avastus, et kui sa nende kõige tugevamatega mängid seal, et siis on mingis mõttes isegi lihtsam ja loogilisem või maailma tipust te niikuinii isegi futuresitel päris sihukestega kokku ei satu, kes üldse öödega mütsi aru ei saa? Ikka see on, meile tavaliselt ikka meeldib mängida nendega, kes on meist tugevamad. Et see ikkagi juba üks asi on see, et võib-olla ise mängid ka natuke paremini. Ja keskendumine on võib-olla teine, mis on nagu kuidagi fokuseeritum ja ma arvan, et see on ka üks selle eliidi märksõna. Et sa tead, et midagi ei tule lihtsalt ja sa pead igas punktis kõik andma. Jah, ja vastase rünnak on ka nagu loogilisem, et võib-olla kui nagu ei oska veel mängida, siis sealt nagu reaalselt tulebki igas suunas. Vastane ise ka ei tea täpselt, kuhu see pall läheb, et siis ongi raske lugeda ka aru saada. Ja play-offis siis jõudsite play-offi 18 parema seas Vozilova ja Stotšlova, ma ei tea, kus on õige hääldus, aga Tšehhitaritele kaotsite siis 1-2, 10-15 kolmas game, nii et ega ei olnud kaugel ka see, et jõuda juba 12 parema sekka, sellest mängust ka paar sõna. Natuke väsisime ära, ma arvan, selles mängus, et üleüldse see liiditurniir oli hästi kurnav, et ma mäletan, kui me nägime seda mängugraafikut, et üks mäng alagrupis päevas nagu küsisime üksteiselt, et mis siis ette võtame. Mis me siis ülejäänud päevaga teeme? Kell 11 oli mäng, et mis siis teeme. Aga need mängud võtsid meeletult palju energiat ja reaalselt me läksimegi hotelli magama tagasi. Et ma arvan, et meil ei olegi nagu sellel tasemel mängimise kogemust nii palju. Ja tõesti see keskendumine, selle hoidmine selles mängus oli midagi täiesti sellist, mida me ei ole varem nagu suutnud teha. Ja ma arvan, et sealt pealt need mängud olid ka sellised, nagu nad olid. Aga see nõudis hästi palju energiat kuidagi, et halb öelda, et ma väsin nagu ära ja näed, mul ei olegi jaksu enam kuskil, ma ei tea, mis round off see oli, aga et ma arvan, et me oleme väga heas vormis ja tugevad, aga näed,
kuidagi noh, see ikkagi vajus ära natuke. Ja noh, Helena mängis seal üldse palaviku ja kurgu nohu kõigega, et võib-olla tulebki nii teine kordki teha või? Jah, võib-olla peab olema natuke haige ja võib-olla peab olema 7. nädal järjest võistlusi, et võib-olla see on retsept. Ühesõnaga ikkagi see ka, et kui sa mängidki juba maailma tipus, siis üks asi on mängida 1 mängu, 2 mängu, aga teine asi on see, et sul võib olla ikka meeletu vastupidavus, et pidada siuke turniir üldse vastu. Jah, ja ma arvan, et füüsiliselt meil on see olemas, aga et just see, et pea peaks nagu vastu seal otsas. Jah, et meil ei ole kogemusi siukesel tasemel mitmeid mänge järjest mängida, et jah, füüsiliselt iga võistlus ja iga mäng on tegelikult ikkagi raske, et või noh, on raskemaid, on kergemaid mänge, aga lõppkokkuvõttes jah, see just vaimne pool, et kuidagi mentaalselt jõuda pingutada. Õlg pidas vastu, siis on ta sul paremaks läinud? See on ka huvitav lugu selles mõttes, et see õlavigastus ei ole kuidagi moodi tegelikult nagu otseselt paremaks läinud, aga ma lihtsalt mängin nüüd teistsuguse tehnikaga, mis on praegu läinud nüüd selliseks, et tegelikult mu rünnak on väga palju läinud protsendi mõttes nagu üles, noh, side-out'i lahenduse mõttes. No nii, palun tutvusta. Kuidas saab siis nii muuta, et õlg enam nii palju haiget ei tee ja protsent hoopis rünnakul tõuseb? Kõik tahavad teada. No mul põhimure on see, et ma ei saa seda õlga tuua siia, noh, taha nagu avada ennast siia välja. Ja minu rünnakud kõik nagu põhimõtteliselt ongi sellest asendist, noh, ma saan siit kõrgelt teha, aga ma ei tule siit tagant alates nagu selle käega. Ja kui mure oligi see, et nagu see käsi on nii aeglane seal otsas mul, et ma nagu ei suuda seda sealt kiirendada, siis praegu, kui ma nagu siit löön ära, siis ma siit suudan nagu teha hoopis kiiremad liigutused. Ja tegelikult ma suudan sealt ka mingil määral nagu noh, kõvasti ka lüüa, kui vaja, et saab ka nagu seda, aga hästi palju on läinud praegu tegelikult see rünnak selle õlaga nagu paremaks. Ma tahaks öelda tere tulemast klubisse. Just, ma tahtsin küsida täpselt, et Urmas ju minust hakkasin mõtlema täpselt, ega sa ei tõmba suurt vibu omale sisse. Ma ei tõmba seda, mul ei ole nagu õlaga probleemi iseenesest, aga mul on sarnane tehnika, aga minu jaoks see tähendab seda, et ma suudan nagu viimase hetkeni muuta. Et see aitab mul natukene, et kui ma ikka vinnastan ja siis on nagu raske minul näha ja teha seda muudatust, aga siukse väiksema liikumisega on mul palju lihtsam teha lõpus veel, võib-olla olen juba tegemas ühte, aga siis täiesti kardinaalselt teiste asja. Jah, seal on point sees. Kuule, Nils, lähme õhtu trenni, proovime ka, äkki saame keaks võrkpalliks lõpuks. See päev on valus. Okei. Nii, mul oli siin mõni siuke tore küsimus veel. Liisa, kui eelmine kord meil saates käis, me rääkisime sellest sinu vastuvõtu platvormist pikalt ja laialt. Küsin ka sellise küsimuse, kas hetkel tunnedki ennast selles osas hästi ja see töö on tehtud või see on mingi selline jätkuv töö? Täna oli küll väga hea vastuvõtt trennis. No kui laose servid kätte saab, siis sul on see juba ütleb midagi. Aga selle vastuvõtuga on kuidagi, ma tunnen ikka, et see on selline natukene vaimne teema, et noh, kui sa tunned ennast seal hästi, siis sa võtadki need lihtsalt ära. Platvorm on kindlasti paremaks läinud, aga ma arvan, et näiteks noh, me vaatasime enne seda üldse turniiri või enne seda Brasiiliaga mängu vist oli see Eesti kossumäng Eesti ja no kes iganes Serbiaga ja esimene mäng ära liiga palju meelde tuleta, meil on siin Kosovo enne ka ja siis noh, pigem läks nagu kiirelt, eks ole, ühele poole see mäng ja siis noh, me vaatasime seal enne ja siis me saime aru, et meil homme on suhteliselt nagu võib olla, et sarnane olukord nagu on tulemas või et kuidas see nagu läheb, aga samas see ei olnud nagu selline kartus, vaid see selline, et noh, lähme teeme ära. Aga siis mul praegu vastuvõtul on kuidagi, noh see, et ma ütlen, ma tõesti keskendun, on nagu see ja ma tõesti ütlen enne igat servi hetkel, et pane mulle ja ma ütlen seda nagu kõva häälega ja ma ütlen seda niimoodi, et ma mõtlen seda. Ja ma vaatangi talle sinna noh otsa ja et noh, pane mulle ja siis ta paneb ja ma lihtsalt võtangi selle ära. Ja ma arvan, et see mind ka praegu aitab. Ma ei oska öelda, kuidas ja mis, aga et ma kuidagi lähen sinna sisse ja ma olen enesekindlalt ja ma pean võtma need pallid lihtsalt
lihtsalt vastu, et sellest Rivo ütleb alati, et kui sa mängid, siis sa pead mängima, et sa ei saa seal enam mõelda tehnika peale kuidagimoodi, kuidas need käed kuskilt, mida teevad. Et siis su ainus mõte on pall üles sinna kohta, kus vaja ja lihtsalt mängi. Ja ma arvan, et nii. Teil on olemas klubisse taht Urmas jälle, aga oli küll Urmasel ikka siuke lähenemine jälle. Et jah, mind praegu see nagu kuidagi aitab ja ma ütlengi, et ma ei tea, kui palju ma sealt kuskilt tsoonist nagu sisse-välja käin, et kui ma nüüd lähengi sinna vastuvõtte kohale, ütlen, et pane mulle on ja, et kui palju ma sealt pärast välja tulen, kuidas uuesti, aga ikkagi enne igat servi ma praegu kuidagi ajan nad sinna enda peale ja eks ma tean ka, et minu peale üldiselt mängitakse. Aga et jah, ma arvan, et see vastuvõtt on selline, peab olema julge. Et kui sa juba seal vastuvõtul põed, need pallid lendavad kohe kindlasti sult käte pealt ära. Mul lihtsalt väike muie siin tuli, mul tuli lihtsalt üks seik Rasmus Meiusega Põltsamaalt meelde, et mis serviti Rasmuse peale, Rasmus võttis väga hästi vastu, lahendas ära ja siis Rasmus on kuidagi, et a la meil omavahel, et kuhu sa servid, vaata. Ja siukene, et ja siis mul nagu kõrval, aga siia ka ei saa ju. see võibki tegelikult ju annab ikkagi ühtapuha, sa ei pea seda kõva häälega vastasele ütlema, aga kui see tunnetus on selline, siis sa tunned vastasena seda, et polegi nagu, kuhu ma panen selle servina. Et ongi nagu siuksed vennad vastas, vaata, et tegelikult on ebamugavna. Kusjuures jah, ma ka mäletan Eesti meistrivõistlustel just mängides, et üldiselt ma olen läbi oma rannavoole karjääri mänginud nii, et ikkagi mulle servitakse, mul on õnnestunud valida suurepäraseid paarilisi. Ja nüüd Eesti meistrivõistlustel hakati seal turniiri vältel üha rohkem mängima minu paarilise peale. Ja mina avastasin endas täiesti mingisuguse teise nagu mina. Muidu oligi see, et keegi servib, et äkki ta ei näe, et ma siin olen, et ma lähen kuskile eemale, eks ole, aga ikka servitakse mulle. Ja siis äkki servitakse teisele, see tunnen ennast nii hästi, et vau, et nad ilmselt näevad, et ma olen hästi lahendanud. Ja siis äkitselt mul muidu ka ülevalt see, et sedasi, et vahel tuleb paremini, vahel halvemini ja väga kuidagi julge on minna. Siis ma vaatasin, meil tegi tore sotsiaalmeedia tegi ja Kirke tegi ka seal meie mängude storysid. Siis sinna oli just peale üks hetk, kus mul paarina võtab vastu, mina olen 2 peal ja ma lähen sealt ründama teist palli ja lööngi selle otse maha, mida ma nagu reeglina ei tee, sest ma arvan, et ma ei ole selleks väga suuteline, aga ma olin tol hetkel jõudnud vaimselt nii kindlasse kohta, et ma tundsin, et ma olen maailma parim mees äkitselt. Natuke seda kõrvalt kindlasti aru ei olnud saada, aga endal oli sees siuke tunne. Ja ma lõin siukest asja, mida ma nagu elu sees Vabaduse väljakul mõtlesin, et ma ei julgeks teha, et teist palli sedasi ma ei ole liiga osav siukse palli lahendaja, et see on ka huvitav asi, et kui sa ennast enesekindlalt tunned väljakul, siis kõik kuidagi laabubki, aga et kuidas sinna jõuda, kuidas raskel hetkel, kui sa oled justkui pead mängu jälle võitma, et kuidas siis nii tegutseda, et see on päris huvitav. Nii, ma küsin vahele ühe küsimuse. $4500 või eurot oli auhinna raha Hamburgis teil, oli või? Oli, aga ei ole. Pole näinud. Ei ole näinud veel? Nii et ära küsimus. Me võime järele minna, okei. Aga see on, eks ole, teie karjääri selgelt suurim auhinna raha. Seni oli teil olnud mingi paar korda väiksem vist? Ilmselt vist on jah. King of the Courti vist äkki kunagi mängisime, et sealt on ka midagi. Nii et me võime öelda, et te olite esimest korda tegite turniiri, kus te jäite ausalt öeldes plussi turniiriga. Et nii karm on see maailm ikkagi. Võis olla küll nii, jah. Ja nagu öeldud, punkte saite ka korralikult juurde, nii et olete maailma edapääses kerkinud need 43. kohale. Mulle meeldib, et me teame seda seisu ainult siis, kui ainult tänu sinule, jah. Jah, nii on, aga mida mina peaks vaatama? Ma neid seeding point, see on neid. See on sinu ülesanne. See on minu ülesanne, just. Ma vahel kirjutan teile, kui hästi on. Aga see on minu sellest suhtes hea, et nüüd pärast olümpiahooaega oli see võib-olla natuke juhuslik, aga nüüd on ikkagi paarid mänginud juba omajagu koos ka ja see 43 mulle tundub on üha nagu reaalsem seis maailma olukorrast siis rannavõrkpalli tandril. Küsin ka selle asja, Hamburgis olid Eesti fännid, kes tõesti tulid sinna, nad teadsid ette, et te sinna peale saate erinevalt teist endist tundub. Kuidas oli mängida siukse ultrafänni 5-6 armee ees? Need on need samad vennad, kes käid Vabaduse väljakul Eestikat eel, ajal ja järel kell 6 hommikul trenni tegemas. Väga lahe. Ja, kui nad esimese mängu poole peal vist jõudsid, siis esialgu tegid kohe nii kõva häält, et me korraks nagu ehmusime, et mis siin toimub, aga tegelikult oli väga äge. Jah, meile meeldib ikkagi, võib-olla me ei ole võib-olla väga selline paar, kes näitab seda välja ja võib-olla oskab kuidagi rahvale teha või et väga lahe on, kui vaadatakse tegelikult küll ja minu arust nad kuskil küsisid ka ükskord, et seal samas juures, et kas teid aitab kaasa ikkagi, et kas võib niimoodi olla ja kuidagi, et siis me ütlesime ka, et väga lahe, et pange nii see palju. See on tüüpiline eestlane, ma arvast läheb spordivõistlusele, küsib igaks juhuks kohaliku paariks, kas see on okei, et me aplodeerime teile. Jah, sellest me oleme selline paar, et kes
kes on rohkem seal nagu omaette väljakul, et võib-olla ongi võrdluseks Eva-Lotta maraton täpselt vastupidine paar. Et neid nagu hästi see publik toidab ja kuidagi on näha, et noh, sealt on neil nagu 3. liige seal väljakul. Et me võib-olla toimetame natuke rahulikumalt ja võib-olla võibki jääda mulje, et noh, ma ei tea, kas ei väärtusta seda või kuidagi ei saa sellest midagi, siis tegelikult saame. Et elage kaasa. Elame. Teil on veel sel aastal ootama sees 1-2 turniiri vist välismaal. Ja Austraalias siis Adelaide'is novembris sel aastal ühtegi Eesti paari maailmameistrustel kaasa ei löö, aga meil on siin värskelt üks tore sõnum ka, Dmitri Krotkov ja Mart Tiisar said Futuresi taseme MK-etapil 3. koha, nii et natukene sükest hõlpu ka nende hooaja lõppu, nende jaoks on nüüd hooaeg, ma saan aru, läbi, nii et hakkab juba ettevalmistus järgmiseks aastaks. Just nii, aga meil on siis sel juhul küll aeg minna juba tänase saate viimase teemaploki juurde. Ja täna me räägime siis viimases teemaplokis oma tehnikanurgas koksamisest ja me juba enne saadet tegelikult arvasime, kuidas see õige, me nimetame seda koksuks või koksamiseks, kui sa ei löö palli tugevalt, vaid seda siis suunatult ja Nils-Erik, kes on meil kõige kõrgema kraadiga nii-öelda spordi erialaliselt. Rekreatsiooni lõpetaja. Sina ütlesid, et sellel on ka mingi ametlik nimetus, mida Eestis kasutatakse. Ole hea, ütle. See on akadeemiline nimetus, aga pettelöök. Pettelöök? No, et sa lähed lööma, aga siis sa teed peteka, siis sa paned hoopis koksu. Kas te olete nõus selle väljendiga? Mina näiteks ei ole. Ma jääksin koksu juurde. Natuke lihtsam, jah. Pane natuke rohkem pettelööka. Kuule, tee üks pettelööka vahele. Petekas. Aga jah, see pettelöök, mis mulle tundub, et sa vahel ju koksad ka nii, et seda on näha, kuhu sa koksad, aga sa teed selle nii teravalt üle ploki näiteks, et see ikkagi jõuab õigesse kohta, et ei ole alati pette, mulle tundub. Ja ma usun, et see tuleb kuskilt 70. aasta õpikust, kui rannavalle termineid hakati proovima luua ja siis tuli pettelöök. Lihtsalt ütlen sulle, Nils, et esimene rannavalle turniir Eestis toimus 80. keskel. No siis ennem tehtigi ju valmis ikkagi mõeldi, kuidas me seda mängime, nii pettelööke on vaja teha. Et kõigepealt saadi kokku kuskil klassiruumis, et vaati, et meil on liim, meil on võrkpall, et me lähme 10 aasta pärast mängima. Ja siis tehti terminoloogia. Ma arvangi. Ja seda tuleks täiendada nüüd. Ma ei tea, kas koks muidugi see ei kõla nagu päris ametliku nimetusena, aga me saame võib-olla selle teema jätta kõrvale praegu. Vist uut sõna vist ei mõtle praegu välja. Palli õigesse kohta panemine. Täpne löök. Täppislöök. Aga vaata, vikerkaar on ka tegelikult olemas, kui sa koksud, et eks ole diagonaali üle kaitsemängija. Kui on siukene koks, et sa isegi lähed plokist mööda kaitse vastu, aga teed nii teravad. See on cut shot, see on siis lõigatud löök. Aga Nilsil on kindlasti mingi terminoloogia 7 minutist ka. Ei, aga inglise keeles on ju spike ja on shot. No, aga ma ei tea, nagu sa paned Google Translate'i, see ütleb ka sulle, et see on täpselt sama asi. Võib panna hoop ja löök. Oota, hoop on siis see, kui sa täiega lööd või? Hoop on nagu kõva lidakas. Et Jaan Rebel ja Kaur-Erik Kais panevad üldiselt hoobiga. Hoobivennad. Ja Urmas on rohkem löögivend. Jah. Okei, no näed, ma jälle ei ole kindel, et see väga hea lahendus on parem kui praegune, aga vähemalt tuli mõtteid. No me saame alustada Urmas sinust, kui me koksamisest räägime. Eks on erinevaid mängijaid, on mängijaid ka siin Euroopa meistrivõistlusi kommenteerimisel sinu endaga oli üks naiste rahvas, me mäletan täpselt, kes see oli, no las ta olla, ühesõnaga üks mängija, kes põhimõtteliselt ainult lõigi tugevalt. Ja tema mäng oligi tugevale löögile üles ehitatud, et siukseid näiteid on tegelikult nii ühele poole kui teisele poole. Sina oled pigem see mängija, kes päris eks ole vinnutama ei hakkagi oma keha, vaid põhimõtteliselt sa mängidki kogu aeg sellise kas koksu või poolkoksuga mängu. Oled sa nõus sellega ja miks sa seda teed? Olen nõus ja tundub efektiivsem minu puhul, aga nagu tuleb kohe ära mainida, et ma arvan, et ikkagi see meeste ja ka naiste rannavõrkpall ikkagi nagu vajab järjest rohkem sellist tugevat lööki ka, et nagu kui vaadata eliidi mänge, siis ikkagi seal ikkagi on siuksed spike'i lahendused või hoobi lahendused ikkagi põhilised asjad, mida tehakse, et lööki või pettelööki või koksi nii väga ei tehta, et aga no seal on, ma enda puhul tunnen seda, et siis kui, ma ei tea, ka MK-d mängisin, kui serv on hästi käes, tõstan ees, siis koks on nagu omal kohal. Et siis sa oled nagu heas positsioonis, sa näed täpselt ära, vastasel ei olegi füüsiliselt väga võimalik sinna jõuda. Aga kui natukene midagi sealt nagu
mustrist nagu hakkab logisema, et sa jääd võrgust natuke kaugemale, siis isegi, siis sa pead see kokse täpsus läheb lihtsalt nii üle mõistuse täpseks peab minema, et ta kaitsemängija ei jõuaks sinna. Et siis tundubki lihtsam lahendus pigem minna nagu jõulise lahenduse peale, et ta nagu tegelikkuses on nagu vastupidi, et võib-olla harrastajate tihtilugu tundub, et kui ikkagi ideaalne olukord on, võt siis ma vajutan, eks. Mul on vähemalt vastupidi, et kui on nagu ideaalne olukord, siis saab kokset teha, sest vastasel on üsna vähe aega nagu sinna jõuda üle ploki tehes või ükstapuha ploki kõrvalt, aga kui sa oled juba natukene kaugemalt, siis on palju raskem tegelikult seda koksata ja see risk läheb palju suuremaks juba, et seda punkti sealt saada, et siis on jällegi, aga siis tuleb jälle füüsilise mängu, et kus maalt sa jõuad lüüa, kui võimsad sa jõuad lüüa, et teine pool nagu juba, et Ma nüüd, Nils, ütlen sulle ühe asja, mis mul praegu tuli mõttesse, et sa oled nagu minu arust siuke noor Andres Leismann oma koksudega natukene, et sa oled ka siuke ägedalt siuke tehniliselt lahendad ja must pea ka ja siuke vahva väike sell, aga see nüüd ei ole üldse oluline tegelikult selle küsimuse osas, et räägi oma koksamisest, kui suur koksaja sa oled. No pigem ikkagi oled ka ju. Pigem olen, aga ma arvan, et vähem kui, et iga aastaga rohkem seda löögi poolt tulnud juurde. Hoopi. Jah, tugevat hoopi tulnud rohkem juurde. No ma arvan, et ütlen vahele, Nils eile õhtul 10 saatis mulle pildi, kus ta oli jõusaalis, nii et see mees on ikkagi võtnud eesmärgi. Jaa, eks ikka on eesmärk muidugi, aga nagu koksul on ikkagi, ütleme, kui vastane võidab sind males ja ta loeb su koksu ära või siis sa ise paned vale käigu, siis kui sa koksad selle sinna kohta, kuhu vastane on minemas või ta parasjagu seisab, siis see protsent, et see pall jääb mängu, on väga suur. Kui sa lööd selle kõvasti sinna, kus ta seisab piisavalt kõvasti ja kus ei ole plokki, no ühesõnaga sa saad nagu plokist mööda kas koksu või löögiga, siis see löök nagu seda ei mängi iga hetk ülesse, et kui see on piisavalt tugevam. Et see on nagu, kui sa ei ole väga tark või ei ole kindel endas, et kuhu see pall panna, siis see löök on nagu lihtsam lahendus, mida võtta, mis on tõenäoliselt suurema protsendi annab sulle. Et kui sa selle koksuga oled kindel ja kogu aeg mängid oma käike õieti, siis seda ei ole ka lihtne kätte saada. Et mis esimene küsimus oli, et ma löön rohkem vist on. Ma ei mäleta isegi, mis teema meil oli. Läks segaseks, aga ühesõnaga ma ikkagi üritan seda lööki juurde tuua. No mingi hetk mul oli niimoodi, et minu vastu kogu aeg võeti plokist välja. Et siis pididki lööma, siis ei saa väga koksata. Ja siis sealt on jäänud see sisse, et ikkagi tuleb see tugev löök omandada, aga ma olen kuskil vist öelnud ka seda, et kui lööd palju, siis jääb see koksutäpsus kehvemaks ja kuna ma kahjuks ei ole nii süsteemselt palju pallitrenni teinud ja ei ole ka looduslikult nii andekas, siis nüüd on need koksud jäänud natuke selliseks, et mis alati ei õnnestu võib-olla. Aga minu arust siin ongi see, mis muu mõtet võib-olla natuke toetab, et Nilsi puhul ongi nagu paratamatult see, et kui see pall on hästi ees, siis ta saabki vajutada. Aga kui pall on väga lähedal võrgul, siis alati nagu minu arust see plokimäng ja minu arust on seda palju raskem ründajana märgata, mis plokimäng, kuidas ta viskab need käed ette, kuhu see kaitsemängija on võimeline koksule järgi minema. Et see loto läheb minu arust suuremaks seal. Et kui sa muidugi suudad, ma ei tea, Andres Mollaled või 3 meetri pealt suudad väga võimsalt lüüa, et siis on see jälle lihtsam. Aga kui sa ikkagi oled võrgu lähedalt võimeline tugevalt lündama, siis minu arust läheb see ründelöök läheb palju suuremaks lotoks, kui on hea plokimängija. Ja ma ei tea, jah. Mõtlen, vaata Soorum seal viimases Hamburgi, ma ei tea, kas vaat seda mängu, aga ikka, kogu aeg lõi põhimõtteliselt, et on nagu terveks saanud õla või et ikkagi lööb ju nii kõrgelt ja tugevalt, et isegi kui seal on need käed, saab mõne võib-olla plokki, aga kaitses on suht võimatu, nagu kui see sealt mööda juba läheb. Aga jah, eks tipp näitab, et ikkagi peab lööma kõvasti.
Ja pluss on igal juhul omad lemmiksuunad, ma siin saan ka öelda väikse näite, mis meil oli Türgi laagris, tegime omal ka trenni, mina tegin Urmasega koos, sina Nils tegi Reinuga ja Urmas mulle kogu aeg sisendaski, et kui meil on piir võtab või plokk võtab piiri, siis minu asi on saada Nilsi tugev diagonaali löök ja siuke siis diagonaali cut shot või lühike koks siis kätte. Ja minu jaoks jälle siuke võib-olla mitte otseselt selle teemaga seotud asi, aga et kui sa tunned ka vastas mängijate tema rünnakut ja kogu aeg pead sellest kinni, siis ongi see, et kui Nils panebki selle piirikoksu sinna vahepeal, no võtabki selle punkti, aga vähemalt on meil väga selge suunis, et kui meie peame kinni oma blokkkaitse taktikast, siis need lühikesed koksud, mida ma reeglina Nilsil kunagi kätte ei saanud, siis äkitselt ma olin neid nagu valmis võtma, sest minu fookus ei olnud selles, et ma pean kõik koksud kätte saama, vaid minu fookus oli, et ma pean tugeva löögi saama ja ma olen valmis ette jooksma seda lühikest diagonaali koksu üles võtma. Nii et kui me A-liigas Nilsi vastu nüüd kellega iganes ma hakkan mängin, siis Nils ilmselt lööb mulle kõik pallid piiri koksuna, sest et ta teab, et ma diagonaali koksu võtan rohkem. Nii, aga teie kogemus nüüd koksu osas. Liisa, sinu täna muidugi see rünnakulahendustest rääkimine on olnud minu jaoks väga huvitav juba, aga kuidas koksamisega lood on? Koksata mulle meeldib. Ma arvan, et jah, põhiasi on ikkagi see väljaku nägemine seal ja plokimängija nägemine ja minu puhul viimane aeglane samm ja natuke küünarnuki alla lasta ja sealt ta nagu hakkab tulema ja pehme ranne ja ma arvan, et põhieesmärk on saada pall kiiresti maha. Et ma arvan, et see on see, mis ka mu mängu praegu on nagu paremaks teinud, et ma pean saama palli kiiresti kukkuma, et ega koksata ma võin ju ka lakke aeglase käega, aga see pall tõesti kukub ka sealt alla väga kaua versus see, et paned nagu kiirema nagu puutega ta alt üles küll, aga saate ka nagu ära katta, et need pallid lihtsalt kukuvad väga kiiresti ja aga noh, põhiasi jah, ikkagi mööda vaja saada, et ma arvan, et naiste rannavalles seda koksu ikka on oma jagu, et loomulikult kõva lööki on ka, aga noh, jah, tõesti meestemäng on täna ikka hästi füüsiline, et seal on ikka hirmus olla, mulle tundub kaitses. Et naistel on natuke vähem hirmus, aga jah, üldiselt ja vaja piiride äärtesse lahendada, et keset platsi tuuaks ikkagi juba üles. Ma just, miks mulle Kauri ja Jaani selline avanemine Eesti meeskustel väga meeldis, ongi see, et mulle tundus, et nemad nagu Eestis kõige rohkem esindavad seda tänapäeva rannavõrkpalli võimsust. Et kui oleme siin omavahel arutanud Eesti mängijatega, et Eesti keepel on väga palju koksajaid. Kuidagi lihtsalt on siuksed inimtüübid või siis on need võimsad, nad mängivad saalivõrkpalli rohkem aga et rannas hästi palju koksatakse. Kui me läheme maailma tippu meeste mängu vaatama, no siis on ikkagi ülivõimsad vennad, ülivõimsate ja suurte nurkadega valmis lahendama ja koks on küll olemas kõigil tipptasemel loomulikult peab olema, aga et see ei ole siuke dominantne pool, nii nagu meile võib-olla siin tundub. Nii, Helene, sinu koksamine? Ja minu jaoks on hästi oluline see, et ma saaksin hea positsiooni palliga, et ma mängin kahe peal, et see pall ei oleks minust siis liiga vasakul, ehk siis ei jääks lühikeseks tõsta, et ma liiguksin ilusti palli juurde, et ta oleks mul ees ja üleval, et ma saaksin võimalikult kõrget see palli kätte ja teha liigutus lõpuni, et tuleb enesekindlus on see märksõna, mis on üldiselt kõikide elementide juures ja nii kõvalöögi kui ka koksude puhul, et kiire käega ja lõpuni teha liigutus, et siis ta läheb pigem paremini siin nagu tahan. Ja ka see, et kui lühikeseks jäävad tõsta, et teha samme nagu sisse, et ma saaksin selle palli niimoodi, et võimalikult kiiresti maha ja et ta oleks mul ees, et ma näeksin väljakut paremini kaitsemängijat, blokki, et siis teha ka vastavalt sellele olukorrale lahendada.
no kuidas teie tunnete just selle valiku osas, kas tugev rünnak või koks, siin minust Urmas ka väga hästi avas seda, et kui on tegelikult ideaalne pall ees, on teinekord see koks palju parem lahendus, sest sa näed vastas väljaku pool toimuvat. Mina tunnen sama, et kui ma olen füüsiliselt nüüd läinud siin aastaga oluliselt tugevamaks, ma kerkin kõrgemale, ma tunnen, et ma näen väljakut paremini, mul tundub, et mul on justkui jõudu ka rohkem, et ma peaks nüüd rohkem ründama, aga ma olen hoopis avastanud vastupidise, et nüüd ma hoopis olen hakanud rohkem koksama, sest mul tundub, et mul ongi mingid olukorrad, kui mul, kus on palli hästi ees ja ma näen selle kaitse ära ja isegi kui ta sinna läheb, ta ei pruugi jõuda sellele pallile reeglina järele. Kui on hästi ees, siis tõesti võib-olla mitte kõvalöök ei ole see kõige parem lahendus, vaid just kiire, et sa näed ära, kus on plokk, kus on kaitse ja siis sa teedki selle, et sa ei pea enam seda kõrgust üle plokki mängima, et sa näed ära ja sa teed kiire liigutusega selle nii-öelda poolkõvalöögi siis. No näed, kui ilus. Mul tundub, et me saime päris kiiresti, päris huvitava sihukese arutelu siin selle koksamise kohta ja lepime selle siis omavahel kõik kokku, et me ei hakka rääkima hoopidest, vaid et meil on ikkagi löök ja siis on meil olemas koks. Kuigi see võib olla grammatiliselt, ma ei tea, kui õige see koksamine on, ikka mõni mõtleb siin teisi kokse, mida saab võib-olla reede õhtul kuskilt baarist võtta, aga pole hulluga, kui mõeldakse sarnast asja. Ühesõnaga, lõpu küsimus täna kõigile, millel on hetkel teie trennis fookus? Igaüks räägib oma trennis, millel on hetkel fookus. Ma saan alustada endast, mina jooksen maratoni ja hetkel on puhkamisel selline fookus, sest viimane nädal enne maratoni peab olema hästi, hästi kergelt võtma kõiki trenne. Nils, otse jõusaalist. Jah, teen praegu jõusaali mingi naljakas jama põlvega eile. Tegin soojendust ja siis tahtsin hakata ühte harjutust tegema, vaatasin, kas see, ma ei tea, aste, kuhu ma tahan astuda, on piisavalt kõrge, tegin nagu külje peale küki ja nüüd põlve lõi mingi tobe valu ja tegin hoopis tagareit siis terve trenni. Aga oled üsnagi jõusaali lainel? Olen ja vaatan mingi 50-inch vertical tüüpe Instagramis ja kuidas nad mingid 200 kilo tõstavad ja siis mõtlen Kaur Erik Kaisi peale ja kütan rauda räigelt, teen raskeid asju ja Vau, Urmas. Mina ka jõusaali peal, mul selles suhtes võtan võrkpallist väga rahulikult see sügis nüüd, et vanus sealmaal, et mul tundub, et ega need pallipuuted mulle nii palju juurde ei anna, et kui keha on heas kohas, siis olen juba päris hästi, et tahaks see aasta veel juurde panna, tahaks just, eelmine aasta hakkas sellega, et ma ikkagi tegin tohutut tööd enda põlvega, et sellest jamast lahti saada. Kirkekalda abiga sai tegelikult ikkagi väga heasse seisuse, et võistluskoormus tuli ka muidugi mõnusalt alla, et need üksikud võistlused mul olid siin suvel 6 tükki või 7 või midagi sellist. Ja keha oli nagu väga heas seisukorras, siis nüüd MyFitnessis Anna-Liisa Sutiga alustasin koostööd ja nüüd tahaks just ka selles vanuses United üles viia. Nii et tühja kangi asemel paned mõne litri ka nüüd peale. No veel ei ole pand. Läheme edasi, Liisa. Meil on praegu natuke kergem nädal käsil. Me uuel nädal läheme Ateenasse laagrisse, siis oleme enne seda Mehhiko etappi nagu seal. Et siis läheb jälle mänguliseks see asi, aga praegu on selline lihtsad pallipuuted, ikkagi need samad asjad, head positsioonid rünnakul ja vastuvõtul korrektsus ja kõik see klassika nii-öelda ja jõusaali ka omajagu siin praegu, et selline natuke kergem nädal käsil. Ja Helena, sa võid ilmselt öelda täpselt sõnad. Jah, samad sõnad, jah. Pallitrennides mina keskendun rohkem vastuvõtule hetkel, et jalgade kiirem töö ja käte ka kiirem töö ja platvormi hoidmine sealt. No Liisa ju said auteks vastutusrünnakul üleminek on nii heaks läinud viimasel, et ma saan aru, et sa peadki natuke valmis olema, et sellitakse ka sulle rohkem. Just. See on üks, mis ka meil on murekoht, et kui kelleltki, ega on Helene ka mänginud ikkagi saanud neid serve, aga et see ülemineku koht, et mida näeb väga paljudel paaridel. Morst Mardil tiimal tegelikult tuli ka see päris hästi seal praegu Poolas esile, kui ma paarimängu nägin, et jah. Tiimarünnak oli parem, ma kusjuures märkasin sama.
jah, ma olen nüüd nii võib-olla süvitsi vaadanud, aga nagu just meil on endal see teema olnud käsil, et noh, et mõlemad peavad valmis olema ja mine lahenda kohe, mitte selline veits ehku peal nagu see lahend. Et siis seal tundus sellist sama vibe'i olevat natuke siis. Kuulge, aga ma tahan küll öelda, et minul on alati Liisat ja Helenet nagu hea saatesse kutsuda, sest minu arust nad räägivad nii ausalt ja sügavalt oma tegemistest ja nii mõtestatud on neil ka see tegemine, et mulle kuidagi alati meeldib, kui te saatesse tulete. Nii et suur aitäh teile. Mina, Nils Urmas ja väga paljud Eesti rannavõrkpallisõbrad elavad teile kaasa. Seda võib-olla vahel on need ultrad Hamburgis ka kohal, aga isegi kui ei ole, te teate, et me oleme Eestis kuskil ja me alati jälgime teid. Nii et me soovime teile kõige paremat. Me kohtume siin stuudios loodetavasti õige pea jälle. Nii et edusikat hooaja lõppu teile. Aitäh. Nils, ravi põlv terveks. Ja kui te jõuate, siis te võite rohkem enda kohta infot panna ülesse. Ja Nils tahaks Instagramis teid rohkem, ta ütleb, et te olete nii ägedalt teete, aga et sotsmeedias arv, aga ma saan aru, et ka mängimisel läheb ka natuke energiat. No läheb, aga eriti kui nii kõrgel tasemel mängida. Ja te olete vist... Keegi pidi meid ainult kutsuma edaspidi kallid eliiditajad. Keegi teist. Mina kutsusin... Mis Liisa Helene siin on? Jaa. Mina kutsun, kui ma kutsun neid saatesse, ma tegin eraldi gruppi, kus Liisa oli, tegelikult meil on olemas see, sest ma ikka teiega vahel suhtlen seda kolmeks ja mõtlesin, kirjutasingi kallid eliiditajad, olete kutsutud Kõrvuni Liivas järgmisesse episoodi. Nüüd ütlesin, neile väga meeldib see nimetus. Et nii kutsudagi edaspidi. Ja miks me veel seda kuulnud ei ole? Ei, ja head sõbrad, rõõm on öelda, et täna olid meil saates kallid eliiditajad ja 2 mahlamütsi. Täna nii. Järgmine kord ilmselt juba teisiti. Rannavõrkpall on jätkuvalt meeletult äge, püsige Rannavale lainel ja kohtume taas juba järgmises osas. Podcast Kõrvuni Liivas.